Me oleme selgelt ebavõrdses positsioonis. Teil on kõik ette valmistatud, paberid ees. Ja. Mina olen valmistunud kogu elu. Väga hea, et see ongi tegelikult meie tänane plaan on teha selline vestlus ja rääkida ühest sellisest teemast, mis on paratamatult kõigile väga hingelähedane teema, et me kõik oleme mingil moel seotud ja kui me arvasime, et me saime sellest vabaks, aga kui meil lapsed tulid, siis me oleme jälle seotud selle valdkonnaga, milleks on haridusvaldkond. Ja me oleme täna selle pealkirjastanud tulevikuharidus, kuidas aidata õppijatel saada tuleviku kindlaks. Ja miks see pealkirjastus nõnda sai tehtud, on seepärast, et kui me mõtleme, haridusel on selline väga suur ülesanne mitte valmistada tänaseks päevaks, mitte valmistada ka homseks, vaid üle homseks. Et see, mis me täna õpetame, et selle aja peale, kui õpilane oma õppeprogrammi lõpetab, on see siis kõrgkoolis või mõnes muus haridusastmes, et kui ta lõpetab, siis asi on juba ammu aegunud. Ja siis meil on nagu suur väljakutse, kuidas siis õpetaja selline tulevikunägija on ja kuidas me saame need tulevikunägijatest õpetajad, et sukeldume täna teemasse sisse ja kes on ka õigem inimene sellest rääkima, oleme kutsunud täna siis Liina Kersna siia, kes haridus- ja teadusministrina on abis meid natukene valgustama, et mis praegu toimib ja mis praegu toimub, sest enamasti vaatajaskonnaks on siis inimesed, kes on kuskil kas siis vabaühendustes või ise südamega asja juures ja tahavad panustada, aga neil võib-olla ei ole nagu sellist laadi ülevaadet, et mis see olukord siis hetkel on ja kus kohast kõige rohkem nii-öelda sellele panustamisel nagu mõju võiks olla. Et vabaühenduste puhul ongi, et me tunneme, et me tahame midagi muuta ja hakkame kuskilt pihta, aga ma loodan, et see tänane kohtumine aitab meil orienteeruda niimoodi. Nüüd Liinal on esimesed 100 päeva möödas ministrina, et siis on juba selline tunnetus on olemas. Mis on sinu selline, kui sa vaatad tagasi jaanuaris, siis jaanuari lõpus õnnestus sellesse väga vastutusrikkasse rolli astuda. Mis mingi märgusõna võiks olla, mis kirjeldaks need esimesi kuid, kui sa sellesse rolli astusid ja kui sa nüüd praegu tagasi vaatad? No ma ei ole sugugi originaalne, kui ma ütlen, et see on kriis, sest jõudsime olla ikkagi väga lühidalt valitsuses, kui nakatumisnäitajad läksid 1500 peale päevas. Ja mina, kes ma ametisse astudes rääkisin sellest, et koolid peavad olema avatud, koole ei tohi sulgeda, pidin õige pea hakkama järk-järgult koole sulgema ja see oli kohutavalt raske. Ja täna ma näen ka neid tulemusi, mis on koolide sulgemise tulemused. Nii et üks märksõna on kriis kindlasti ja teine märksõna selle kriisi kõrval on see, et ühtegi kriisi ei tohi raisku lasta. Ja tegelikult kriis ju alati näitab ära, mis on süsteemi tugevused ja mis on süsteemi nõrkused. Ja täpselt samamoodi ka see COVID-kriis on näidanud ka haridusvaldkonnas ära, mis on meie tugevused ja mis on nõrkused. Kui nüüd sellise optimistliku noodiga alustada, mis on hästi muidu Eestis sellises haridusvaldkonnas, et mis mõned märgusõnad tulevad, mis iseenesest on hästi ja toimivad hästi? No meil on ju väga hästi see, et meie PISA tulemused on kõrged, et meie sellist põhikooli õpilaste oskused, teadmised võrreldes maailma teiste riikidega on maailma tasemel ja selle üle me tõesti võime olla siiralt uhked, et see niimoodi on ja see on tänu meie õpetajatele. See, et meil on tugev, kvalifitseeritud õpetajaskond, tere, aga muidugi vaadates edasi on meil suur mure sellega, et õpetajate keskmine vanus on meil 48 aastat, et me peame tegelema tõsiselt ka järelkasvu teemaga. Siis mis on veel meil väga tugev on see, et me oleme, võib-olla endale ei tundugi nii, aga võrreldes jälle teiste riikidega ikkagi nagu haridusinnovatsiooni sellised eestvedajad. See, et me oma dokumentides, arengudokumentides rõhutame hästi palju lõimingõpet, rõhutame üldpädevusi. Jälle, me oleme jõudnud sinna maale, et meil on see igal pool juba kirjas ja me nagu samm-sammult ikkagi tegutseme ka selle nimel, aga kriis näitas, et vähemalt 1/3 õpilastest ei ole ennastjuhtivad õpilased, kes jäid selgelt hätta distantsõppe ajal, mis nõudis enesejuhtimisoskusi. Ja sealt tuleb ka jälle järeldusi teha, et kuidas me õpetame siis neid lapsi paremini ennast juhtima, et tulevikus distantsõppega paremini hakkama saada või üldse
nende tegevustega, mis nõuavad enesejuhtimist ja tegelikult see kõik ongi ju tulevane elu ju seda ainult nõuabki. Kas see statistika oli, et siis kolmandik olid väga rahul, kolmandik oli väga rahulolematud ja kolmandik oli enam-vähem ja täpselt nii oligi ja just, et see on ka päris hea märk ikkagi, et 1/3 õpilastest ütles, et neile see iseseisev õppimine sobis palju paremini, nad õppisidki kiiremini, efektiivsemalt, nad said ise oma aega planeerida, see on väga suur väärtus ja see on nüüd ka meie haridussüsteemi edasine väljakutse, et kuidas me kõnetame neid lapsi, kes tegelikult tahaksid jätkata distantsõppel, kellele see sobis paremini. Ja siin näiteks meil on ka juba häid näiteid, kus koolid mõtlevad selle peale, et need, kellele sobis see distantsõppe, et nad saaksid ka jätkata vähemalt mingilgi määral suurema iseseisva õppimisega. Aga üldiselt koolid veel selleks valmis ei ole. Kui sa nüüd esindad, ütleme, Eestit ja räägid mõnele välismaa haridusvaldkonna inimesele Eestist, mis sõnu nende jaoks kasutada või mida nende jaoks välja tuua, et vaata, meil Eestis on see lahe ja see lahe? See ikkagi meie digilahendused on need, millega jälle ka COVID-kriisi kontekstis me paissime silma, et esiteks meil oli olemas võrreldes väga paljude teiste riikidega kogu see taristu pool, et meil kodudes on arvutid. Muidugi oli ka selliseid peresid, kus ei olnud kodudes piisavalt arvuteid ja me aitasime, et suurusjärk 3000 arvutit sai välja jagatud. Teiseks meil lastel ja ka õpetajatel olid piisavad digipädevused, et kiiresti orienteeruda ümber. Kui näiteks esimese laine ajal iga 8. õpetaja kasutas videotundi, siis nüüd 3. laine ajal juba iga 2. õpetaja kasutas videotundi. Kui esimesel laine ajal iga 5. õpetaja kasutas mingisugust digiõppeplatvormi, siis nüüd viimase selle 3. laine ajal oli, see oli ikka teine laine. Ma olen juba 3. laines, palun vabandust. Ja esimese ja teise laine võrdlus oli see nüüd et esimese laine ajal iga 5. õpetaja kasutas digiõppeplatvorme, nüüd ka jälle iga 2. Et hästi kiiresti suutsid meie õpetajad kohaneda ja et nende selline üldine digioskuste baas oli parem. Ma võtan siia kohe ühe suure küsimuse ka, et suure küsimuse selles kontekstis, et tunnetame, kui oled oma selles ametiaja ära ja on see siis mingite aastate pärast, et kui sa tagasi vaatad, mis sulle tundub, mis võiks olla üks selline nagu, et nii-öelda tehtud või nii-öelda, et selline suur samm või suur mõju, et kas sul on selline isiklik suur asi, mida sa tahad ajada selles rollis? Mis sulle eriti korda läheb? Tead, hästi keeruline on seda ikkagi öelda, võib-olla jaanuarikuus ma oleksin julgemalt seda öelnud, aga täna minu pilk on ikkagi haridusmaailmale läinud nii palju laiemaks, et ma ei julge enam öelda ühte asja. Loomulikult on hästi tähtis see, et laste vaimne tervis oleks hoitud. Me teame, kui laste vaimne tervis on hoitud, siis nad ka õpivad paremini ja saavad elus paremini hakkama. Ütleme, jaanuaris ma oleks kindlasti tõstnud seda esile, aga täna ma tean seda, et meil on kõrgharidusvaldkonnas krooniline rahapuudus. Toomas Asser ütleb, et 100 miljonit eurot on kõrghariduses puudu, et kuidas seda olukorda lahendada. Teaduses on palju probleeme, et see millega nüüd ajalukku jääda, eks seda näebki tulevikus, aga vähemalt selle poole aasta jooksul mida ma olen suutnud muuta ja ma arvan, et see on olnud teistmoodi kui enne, et kui ma olin Riigikogus ja selle esimese laine ajal küsisin nii haridusministri kui ka peaministri käest, et kuidas te päriselt aitate koole, kuidas te päriselt aitate õpetajaid, et selle kriisiga hakkama saada, siis ja õpilasi ka ju seeläbi, siis tõesti, et nüüd selle teise laine ajal me suutsime ellu kutsuda nagu väga praktilisi nagu algatusi selleks, et õpetajaid ja lapsi aidata. Näiteks ülikoolidega koostöös hästi kiiresti sai välja töötatud lõpetajatele, nii 9-ndikele kui 12-ndikele ettevalmistuskursused. 1000 noored võtsid sellest osa ja kui mul käivad näiteks töövarjud või enamasti antakse väga positiivset tagasisidet sellele. Me käivitasime õpetajate tugiliini, sest et uuringu esmased tulemused näitasid, et õpetajad töötavad läbipõlemise piiril
piiri peal, vaimse tervise probleeme oli paljudel, aga kuidas me neid aitame? No Suurbritannias tehti selline tugiliin, mõtlesin, proovime ka, et no kui ei õnnestu, aga me vähemalt oleme proovinud. No, et me püüdsime teha selliseid praktilisi asju, üliõpilased läksid koolidesse appi, nii Tallinna kui Tartu üliõpilased, 100 õpilased olid reaalselt abiõpetajatena koolides abiks. Asendusõpetajate programmiga tegime koostöölepingu, et kui õpetaja on kas haigestunud või eneseisolatsioonis, et nad saavad riigi kulul asendusõpetajaid tellida. Et tõesti väga praktilist tuge püüdsime koolidele anda. Siit näed, on hea küsida, et mis tundub, mis on need võimalused, mis nende esimese ja teise laine kontekstis, nüüd kui meil on paljudel õpetajatel võimekus teha videotunde asju, millise suure võimaluse see avaks järgmise paarikümne aasta jooksul hariduskorralduses? See tekitas nagu mingiteks tehnilise poole pealt oluliselt suurema valmiduse, tekitas nagu sunnitud sellise hüppe, mis sealt võib kasvada? Ma arvan, et see on hetkel suurepärane aken jätkuvaks haridusinnovatsiooniks, sest ma arvan, et meil pole kunagi olnud sellist olukorda, kus ühiskonnas on nii suur arusaamine, et personaliseeritud õpe on päriselt võimalik, kui meil on nagu õiged vahendid selleks. Ma arvan, et seda saavad aru õpilased, kes on näinud, kui nagu, vabandust väljendused, nõmedat tööd nad on pidanud tegema, kuigi nad võiksid teha hoopis efektiivsemalt seda tööd. Seda on näinud õpetajad, seda on näinud lapsevanemad, et selline arusaamine, et tegelikult me võiksime seda iseseisvat õpet korraldada palju efektiivsemalt, kui meil oleksid nutikad lahendused selleks. See on nagu hästi suur ja teistpidi oleme me siiski e-riik ja meil on selgelt rahvusvaheliselt ka e-riigi kuvand. Me ise siin Eestis muidugi näeme, et meie tiiger magab ja et on väga palju probleeme ka, aga üldiselt meid kuulatakse, kui me räägime haridusteemadel ja meid kuulatakse, kui me räägime e-lahendustest ja kui me need kaks asja nüüd kokku paneme, siis ma arvan, et see on suurepärane pinnas haridusinnovatsiooniks ja ka ekspordiks, haridusinnovatsiooni ekspordiks. Andres Sutt, minu hea kolleeg, on ka väga inspireeritud sellest ja loodab, et ühel päeval nagu hariduseksport võiks meil olla täiesti korralik selline ekspordiliik. Nii et kõigile siin majas eriti palju häid mõtteid, et need ideed saaksid ka teoks ja lõpuks ka rahaks. Nii, kõigile, kes meil online'is vaatavad, me oleme praegu siis Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, informaatikateaduskonna ja kes meil matemaatikateaduskond on ka siin Delta majas siis. Kas mõni ei puudu veel? Nii palju on koos nagu sai kõik 3 tähtsad mainitud. Igal juhul programmeerijaid õpetatakse siin kõiki teiste seas ka. Sellise huvitava mõttena, et kui kolmandikule täitsa sobis see kaugõppe ja kolmandikule üldse mitte, et kas me võib-olla tulevikus näemegi nii-öelda paralleelprogrammi võimalusi, et kes tahab, võib seda täiesti iseseisvalt läbida ja kes tahab ikkagi käia päris inimestega suhelda, teeb seda seal, et meil tekivad võib-olla sellised nii-öelda digiõppekoolid, kus ongi vahe pole, kus sa oled, kus sa käid, kui sulle sobib see õppimise stiil, et siis saad toimetada. Kas see võib olla mingi selline? Absoluutselt kindlasti. Ma ei näe mingit põhjust, miks see nii ei võiks olla. Näiteks Tartus, vaid Põlva riigigümnaasium tegi niimoodi, et see esimese laine elati üle distantsil ja siis, kui kool uuesti algas, veel ei olnud nakatumisnäitajad üleval, nemad katsetasid seda varianti, et kohe ennetavalt olid lapsed siis 2 nädalat distantsil, 2 nädalat kontaktõppel. See tekitas palju rahulolematust ja nad arutasid seal kooli perega ja õpilastega, et kuidas seda süsteemi paremaks muuta ikkagi nii, et need, kes tahaksid olla, et need saaksid olla ja lõpuks nad minu teada jäid selle süsteemi peale, et noor inimene sai ise valida, et kas ta tahab jätkata 2+2 õppel nii-öelda, et 2 kontaktis, 2 distantsil nädalat või ei taha. Ja siis 20% õpilastest otsustas, et nad tahavad jätkata seda 2+2 süsteemis, 80 otsustas jätkata ainult kontaktõppel. Ja esmased tulemused näitasid seda, et õpitulemused olid nendel 20% isegi tsipakene paremad kui nendel, kes olid täiskontaktõppel ja
me ei saa siin muidugi järeldada seda, et nad õppisidki paremini. Me võime siit need, hüpotees võib ka olla see, et need õpilased, kes valisid selle distantsõppe võimaluse või iseseisva õppimise võimaluse, nad olidki juba nagu suurema motivatsiooniga, parema enesejuhtimise oskusega, et jah, minu meelest väga huvitav kogemus ja kindlasti meie haridussüsteem peaks muutuma nii palju paindlikumaks, et need lapsed, kellele see tõesti sobib paremini, ka seda võimalust saaksid kasutada. Kuidas oma sõnadesse sättides sõnastaksid sellise hariduse rolli, funktsiooni või eesmärgi? Mis tema roll on? Mida kogu see tegevus peaks muutma või ühiskonnas looma? Mõtleva inimese arendamine. Mõtleva inimese arendamine. Pakuks niimoodi, ma ei ole väga palju mõtisklenud nende peale, aga ma arvan, et mis on hariduse eesmärk, on see, et inimest õpetada mõtlema, õpetada kriitiliselt mõtlema, analüüsima, tegema teadlikke valikuid elus, et see rumalus ei vohaks, et ikkagi tarkus vohaks, mitte rumalus. Kuidas siis seda luua? Seda me loomegi siin. Arukaid inimesi tekitada. Ja ongi, ega Eestis ongi väga palju tarku inimesi ka. Kas, kui me nüüd mõtleme kooli õppekavade sisule asjale, need on tihti nagu suures plaanis loksutatud paika aastaid tagasi, aastakümneid ja sätitud paika selle aja piiride järgi. Et mis tundub, kui vaadata tänasele päeval otsa ja kui natuke nagu ennustada niimoodi 5 või 10 aastat, nüüd väga raske on suruda sinna õppekavasse veel mingeid asju lihtsalt juurde, et seda on ka vaja, paneme selle ka, lihtsalt üks osa haridussüsteemist, õpilane ise ei suuda lihtsalt rohkem vastu võtta, aga mis tundub muidu kui nüüd saaks, ütleme, pool sisust või pool sellisest nagu tegevusest kuidagi ümber korraldada, siis mida tahaks sinna eelkõige sisse tuua, mis aitaks päriselt siis sellel kooli lõpetaval noorel oma eluga hästi toime tulla ja mingit lisandväärtust ühiskonnas hästi luua? Et mis seal puudu on, mis tundub niimoodi vaadatuna? No, kui me tuleme uuesti tagasi selle kriisi juurde, siis just, et see kriis näitas seda, et need samased üldoskused on ikkagi märkimisväärsel osal noortest puudulikud ja samas me ju tahame, et inimesed oleksid ennast juhtivad. Tegelikult ma kuulan ennast ja tegelikult on natuke piinlik ka ja mõeldes, et kui palju on haridusmaailm muutunud. Mina väidan, et esiteks ma kuulsin sellist väljendit nagu ennast juhtiv õpilane Tartu Ülikooli magistratuuris õppides 3 aastat tagasi. Ja ma väidan seda, et ka selle magistratuuri õppimise käigus ma muutusin ka ennast juhtivamaks inimeseks. Ma tõesti nagu planeerisin oma õppimist elus esimest korda. Olen suutnud läbi käia pika haridustee teadmata üldse, mis asi see on. Ja nüüd jälle, kui ma vaatan ja käin koolides, ma olen käinud tänaseks enam kui 100 erinevas haridusasutuses, ma näen, kuidas esimeses klassis õpetatakse seda. Kuidas esimese klassi lapsed kasutavad nii-öelda nagu ennast juhtiva õpilase päevikut, kuidas esimese klassi lapsed kirjutavad, mis on nende nädala eesmärk või päeva eesmärk ja siis vaatavad tagasi, kas nad on selle saavutanud või miks nad, kui nad ei ole seda saavutanud, miks nad seda saavutanud ei ole. Et ühtepidi mul nagu kõhust nagu oleks armunud, see liblikad on kõhus, et see on nii kihvt. See on nii kihvt, milliseid tuleviku noori me täna kasvatame ja millisest kiviajast minu vanused 40 on nagu pärit, et ma usun tõesti, et need noored, kes täna lähevad kooli, nad saavad väga hea hariduse, kuidas need täitsa võime nagu mõelda, et kuidas need inimesed oma elu, oma tööelu, oma suhteid nagu suunavad ja kujundavad, et see on võimas. Üldiselt ma arvan, et peaksime kasvatama inimest, et see inimene, et need teadmised, neid saab tänapäeva maailmas, internet on täis kvaliteetseid teadmisi ka, et seda me kõik, see on oluline, see kõik tuleb suuresti, ma arvan, selle maailmaga kaasa, aga see, mida arvuti ei õpeta, on inimeseks olemist. Ja see silmkontakt, selline
nagu hoolivus, märkamine, koostöö, inimeste omavaheline koostöö. No ma arvan, ei ole olemas ühtegi ametit, kus seda ei oleks vaja tulevikus, sest et kõik muu asjad suudabki robot ära teha, aga koostööd ei suuda ja seda sünergiat, mis inimeste, nagu tarkade inimeste omavahelises suhtluses võib sündida, seda ei tee iialgi robot, et seda jäävad tegema inimesed. Nii et ja inimeseks olemine on hästi oluline ja minu meelest meie haridussüsteem tegelikult need lapsed, kes täna koolides on ja need, kes lähevad koolidesse, saavad ka seda haridust. Võib-olla siis, kui meil oli see kaugõppeperiood, see andis sellise huvitava vajaduse, kogemuse selle ennastjuhtiva õpilase oskuste järele, kus need õpilased, kes muidu tundsid, et see kool nagu mingi kava on ees ja ma lihtsalt ilmun kohale ja teen oma tunni ära, järsku said aru, et ma pean ise nuputama, kuidas ma sinna jõuan. Et võib-olla see on nagu sellise inimese heas mõttes raputamiseks nagu hea, et ta korraks hakkab mõtlema, mis teekonnaga ma jõuan selleni, et ma suudan need õpiväljundid siis saavutada, mis seal nagu nõutud on. Ja et see päriselt sõltubki minust. Et see päriselt sõltubki minust, et kuidas ma hakkama saan. Ei ole nii, et ema või õpetaja või nad kõik ütlevad sulle, nüüd sa teed need 3 ülesannet teed ära, nii see on tehtud, siis vaata kontrolli, kas sa said need tulemused kätte. Et see kõik, me oleme nagu mingid robotid. Me teame, et ma olen ühte päris lähedalt ka näinud, kellele abikaasa paneb siiamaani nagu riided ka valmis, et mis sa endale hommikul selga pead panema. Selgelt ei ole nad esimesest klassist saadik seadnud endale eesmärke ja vastutanud oma tegevuste eest, et see vastutus on ikkagi kuskil mujal. Aga kas seal on mingeid nagu ideid tekkinud ka või lihtsalt kuskil mõtete algutel, et mis laadi sekkumised võiksid siis olla lisaks sellisele koroonalainetele, mis on ka tegelikult mingis mõttes nagu selline sekkumine inimese sellesse eneseteadlikkusse ja võib-olla õppetegevuse ümberkorraldamisse, et mis laadi sekkumisi võiks veel sisse tuua? Kas meil võiks olla mingi elukooli aasta või kas meil võiks olla mingit laadi veel sellised iseseisva projekti, kas siis nädalad või tegevused, et see kõik on juba, see kõik teil toimib juba, projektõppe ja meil teevad ka need samad pisikesed juba esimesest klassist ju teevad projekte, mis nad teevad juba lasteaias on projektõppega. Et seda kõike tehakse, aga ta ei ole veel nii laialt võib-olla levinud, kui ta võiks olla. Aga üks asi, mida ma kindlasti ütlen, mida meie haridussüsteem minu meelest väga vajab, on see, et kui me tahame, et meie noortest inimestest kasvaksid vastutustundlikud inimesed, siis psühholoogid ütlevad kohe, et kui sa tahad, et inimene võtaks vastutust, sa pead andma talle valikuid. Ja meie haridussüsteem praegu annab väga ohtralt valikuid gümnaasiumiastmes, aga sealt allpool ei õpeta ta tegema valikuid ja nende valikute eest vastutama. Ma käisin hiljuti avamas Rae vallas sellist kooli nagu Kindluse kool. Ta on lihtsalt Kindluse tänaval, sellepärast ta on Kindluse kool. Ja vaat nemad teevad, seal on juba esimesest klassist alates see ennastjuhtiva õpilase päevik kasutused, seda on ka teistes koolides, aga neil on esimesest klassist alates valikkursused ja laps saab valida endale lisaks nende üldainetele siis ka kursuseid ja seal on oluline asi on see, et ta ei ole nagu huviharidus, mida sa võid alustada ja jätta pooleli, vaid kui sa oled valinud selle kursuse, sa pead sellega lõpetama. Et mis ka jälle nagu peaks õpetama seda, et kui ma olen teinud mingi otsuse, mingi valiku, siis ma ka vastutan selle eest, et ma selle asja lõpetan. Ja meil on kriitiline koht on tegelikult põhikooli 3. aste, mis tähendab 7., 8., 9. klass. Et sealt lähevad lapsed enamasti gümnaasiumisse, kus neil on tohutu valiku võimalus. Ja neil enne seda pole haridussüsteem andnud praktiliselt üldse võimalust valida. Et ma väga tahaksin, et Tartu pro-tera praktika laieneks nagu üldisemaks praktikaks, et me juba põhikooli 3. astmes anname rohkem valikuid. Ja kui me mõtleme veel, mis on meie haridussüsteemi probleem, siis meie probleem on see, et meie noored, või ütleme, karjääriõpe on väga tagasihoidlik, et meie noored ei tea, mida nad endast ja oma elust tahavad. Seda näitavad ka uuringud. Ja miks nad ei tea? Sellepärast, et nad ei ole saanud proovida erinevaid asju. Hästi oluline on ka see, et ma saan proovida midagi, mille puhul ma saan aru, et issand, see mulle absoluutselt ei sobi. See kindlasti ei ole nagu minu tee. See on täpselt sama oluline teadmine kui see, et see on minu tee, mulle väga meeldib midagi. Et jah,
peaks andma 7., 8., 9. klass lastele rohkem võimalust proovida erinevaid valdkondi, et nad oleksid teadlikumad. Kas mõned koolid seda juba teevad hästi ka? Jaa, no vot, Tartu näitab siin eeskuju. Tartu erakool tegi ProTera, kus ongi eraldi 7., 8., 9. klass ja nad käivad mööda seda Tartu linna erinevates koolides, ka kutsekoolides erinevatel kursustel. Ja Nad saavadki mingi väikse ühepäevase kursuse valida või päris? Lähegi kutsekooli ja siis seal ütleme saad... Ja saan mingi konkreetse oskuse kätte. Okay. Arvutitehniku või midagi sellist. Seal on disaini tehakse ja see on hästi lai ampluaa. Kas nad siis nagu lõimuvad sinna teiste õppijatega samasse klassi või kuidas see korraldatud? Ja tead, nad saavad, seal on ka niimoodi, et see sama 7., 8., 9. klass, nemad omavahel saavad valida ühte ja samu kursuseid. Et ei ole nii, et ma olen nüüd 7., nüüd ainult 7-ndikud lähevad kuhugi, vaid sa saad erinevatel aastatel valida nagu erinevaid kursusid ja need on minu teada on need ikkagi nagu eraldi neile tehtud kursused, mitte nii, et nad siis... Nad lähevad oma terve klassiga, nagu, et päris seda ei ole. Nad lähevad selle kooli peale, et 7., 8., 9. klass, kõik, kes on valinud selle kursuse, lähevad seda ühte kursust võtma. Okay. See oleks eriti pull variant, kui nad nagu sulanduvadki päris teiste õppijatega. Tuled siia ja oled näiteks, võtad majandusloengut, seal on teised ja kõik nii ja proovid ka kuidagi järjele saada ja et siis Nad ikka püüavad seda disainida nii, et see oleks ka eakohane. Okay. Nojah, selles võib-olla 7. klassis läheb nagu kohe keeruliseks ära, kui matemaatikatundi satud siia. Siis... Aga samas jälle, vaata, minu meelest on suurepärast tööd teinud Tartu Ülikooli teaduskool, mis ju pakubki veebikursuseid neile, kes tahavad mingisugusesse valdkonda nagu rohkem süveneda. Ja see on kõigile avatud, et kõik võivad, oled sa kas Antslast või oled sa Tallinna kesklinnas, see on kõigile avatud. Ja seal on küll võimalus juba saada ainepunkte. Aga kui meil on alati nagu mingi hulk õpilasi, kes on ise väga sellised hakkajad ja huvitunud ja siis tükk-tühja maad ja siis suur hulk õpilasi, kes kuidagi nagu magavad kogu need kooliaastad läbi ja siis pärast vaatavad, et nii sai ka. Et kas siin ongi selline nii-öelda loodusliku valiku asi, et need, kes hakkemad on, need vaatavad neid veebiloenguid seal ja teises kohas ja toimetavad ja kütavad või kas on võimalik kuidagi luua sellist pinnast, et kas nüüd kõigile tingimata, aga suuremale hulgale muutuks see üsna loomulikuks juba varajases eas, et nad mõtlevad, mida ma tahan teha, nad midagi katsetavad, 5 aasta pärast võib-olla tuleb hoopis teine mõte, aga neil on nagu alati miski sees, mille poole nad tahavad liikuda, püüelda mingi nagu huvi maailma vastu. Et kuidagi võib-olla, kui me mõtleme praegu selle sotsiaalmeedia ajastule, kus meil on TikTokid ja muud asjad, siis on nii palju on võimalik enda meelt kuskile mujale suunata, kui mõelda, et mida ma luua tahaks, vaid lihtsalt vaadata, et mis seal järgmisena tuleb. Ja see võimalik, et ta süvendab seda põlvkonda veel rohkem, et meil on nagu selline väike loojate klass ja suur selline lihtsalt tarbijate klass. Et kas ma olen ainus, kes täheldab seda nii või kas see on praegu nagu kuidagi ka reaalsus? No kindlasti on see reaalsus, aga ma jäin mõtlema, et ega ma tagataskust ei oskagi kohe välja tõmmata mõnda uuringut, mis ütleks neid proportsioone. No te kindlasti olete kuulanud Jaan Aru loenguid, mida see kogu see nutindus meie ajuga teeb. Ja see, ma usun, et väga paljudes peredes on see pidev võitlus ja väga suur mure, et kuidas need noored inimesed sellesse nutimaailma nagu upuvad, et kuidas nad ei kontrolli seda enam ise ja see on kõige ohtlikum, kui sa nagu upud sinna. Et mida kõike sa võiks selle ajaga teha, et see on mure. Samas jälle see on ka maailm, just nimelt, kus on võimalik ka näiteks läbida teaduskooli e-kursuseid, et ta ikkagi pakub ka häid võimalusi. Aga ma arvan, et siin on hästi oluline lapsevanemate koolitus või teadlikkus, et kuidas hakkama saada selle uue põlvkonna, kuidas vältida seda, et ühel hetkel ta sinna upub. Mina ise tunnen seda, et minu poeg saab kohe 15-aastaseks ja kui tema oli väike, siis just tulid need iPadid
ja ma mäletan seda, kuidas me tõesti nagu terve perega olime nii elevil, et saime esimese iPadi ja millised toredad mängud seal oli, me kõik koos mängisime seda ja tol hetkel nagu see teadmine absoluutselt puudus. Täna ei annaks ma kindlasti alla 3-aastasele mingisugust iPadi kätte, kindlasti mitte. Ja siis ma juhtun vaatama sotsiaalmeedias mingisugust videosid, kus isad, tõenäoliselt on ka selliseid emasid, aga videod on isadest, kes on pannud endale siia otsa ette telefoni sel ajal, kui nad last mähivad. Et siis laps vaatab siia, et on rahulikum. No, õud tuleb peale tegelikult, et täna meil on seda teadmist ikkagi nii palju, et olla teadlikult väga ettevaatlikud, et lapsed ei upuks sinna ära. Kui me nüüd korraks nagu sukeldume sellesse bioloogiasse sisse, mis tekitaks inimesel nagu sa lähed oma YouTube'i avalehele, siis sul on seal väga huvitavad arvamusliidrid ja siis on NASA kosmoseprogramm ja Rakett 69 saated ja muud asjad. Ja nüüd sa valid, et kumba sa klikid. Mis nõksu meil on siis vaja teha, et klikitaks pigem midagi sellist, mis teda edasi võiks viia. Et me anname tegelikult ju suure valiku. Me anname ka vastutuse, aga ta saab sellest alles hiljem aru, et ei olnud hea valik. Paremal juhul. Sest ütleme, ülikooli aste on see, kus keskkoolist keegi läheb ja siis ta järsku kohtub hoopis teise piirkonna inimestega ja kes on hoopis teistmoodi võib-olla elukogemusi asju saanud ja avastanud, mida kõike nad on juba oma aastate jooksul ära teinud ja siis sul on nagu arusaamine, et mida mina tegin nagu. Aga siis on natuke hilja ärgata. Ma pidevalt tunnen seda, et issand jumal, mida mina tegin, et 10 aastat nooremad on juba doktorikraadidega ja ma ei tea, kaasprofessorid ja siis ma mõtlen küll, issand jumal, mida mina tegin. Täna, mis kategoorias olla, eks ole, mis kellegi selline nagu suund on olnud, aga võib-olla see ongi nagu üks kõige valusamaid asju, see kahetsus inimesele, kui ta jõuab mingisse ikka ja siis ta mõistab, et mida kõike ta oleks saanud teha, aga ta ei teinud seda. Ja nüüd on küsimus, et kuidas me saame selle noore, kes on selles kohas, kus ta saab neid valikuid teha, neid samme tegema. No, kas päris elu peaks kuidagi nagu varem korraks kätte jõuma ja siis saab uuesti tagasi kooli minna või? Minu meelest on kõige tähtsam on hoida huvi. Et kui inimesel on millegi vastu huvi, siis seda huvi peab toitma ja andma võimalusi sellel huvil nagu kasvada ja areneda. Et kõige keerulisem on siis, kui me oleme jõudnud kas arenguetapis või eluetapis sellisesse situatsiooni, et mitte millegi vastu ei ole enam huvi. Ja tihtipeale need samad interneti või arvutisõltlased jõuavad selleni, see on nagu ka üks sümptomeid, et kõigest on tegelikult ükskõik. Mind ei huvita mitte miski, kuigi see valik on nii tohutu. Aga et kui on mingisugune huvi, siis seda huvi peaks toitma ja sellest võib välja kasvada siis nagu edasised huvid ja huvid vaadata sügavuti. Ja tegelikult see on ka meie nagu üldhariduse üks eesmärk, et me integreeriksime rohkem huviharidust üldharidusega. Et praegu tihtipeale on niimoodi, et see kool on lapse jaoks tüütu, kohustus, vastik, aga see, mis pärast õhtul toimub, see on väga äge. Sinna ma lähen sinna robootikusse, ma lähen väga hea meelega ja ma ei tea, tantsuringi lähen väga hea meelega ja jalgpalli lähen väga hea meelega tegema. Või ükstapuha millisesse ringi, et see kõik on nagu huvitav, aga see, mis tavakoolis on, see nagu ei ole huvitav. Tegelikult tavakool peaks olema ka huvitav. Aga mis tunne muid on, et kuivõrd suur see kasutegur on, kui on ikkagi suur osa päevast, mis me läbime, kui ta ei ole huvitav. Me võime nüüd öelda, et see valmistab siin reaaleluks ette, et reaalelus ka kõik ei ole huvitav ja ongi vahepeal tüütu, aga ajutrenn ja nii, aga kas see ennast juhtiv õppija seal nagu seda teadvustab sellena või ta tunneb ennast pigem nagu ohvrina, et mind nagu sunnitakse mingit asja tegema ja siis mässumeelsuse, kui õhtul energiat on, et siis ta teeb oma muud varianti. Mulle tundub siin, et mul on isegi raske öelda, ma arvan, et siin võib-olla peaks teie käest küsima, et mulle tundub, et see uus põlvkond on ikkagi teistmoodi ka. Et noored, ma arvan, ei ole enam valmis tegema sellist nõmedat tuima tööd. Nemad tahavad ikkagi, et sellel asjal oleks mõte. Et nagu päriselt, kui ma midagi teen, siis sellel asjal peab olema mingi suurem mõte. Ja kui ma tean seda mõtet, siis ma olen nõus ka pingutama ja tegema vajadusel ka sellist tuima tööd, kui ma tean, et sellel nagu on päriselt mingi mõte. Et see mulle iseenesest on hästi sümpaatne see maailmavaade, et ma teen mõtestatuid asju. Et
aga ma läksin nüüd kuskile teisele rajale. Mõnes mõttes, mis meil nagu praeguses sellises üldhariduse korralduses on, me püüame nagu kõigile keskmiselt anda mingi nagu baasi. Kõigil natuke matemaatikat, geograafiat ja kõike niimoodi, et on nagu baas, aga mõnes mõttes küsimus tekib, et kas ta on efektiivne, kas ta soovib seda praegu vastu võtta. Võib-olla ta tahaks lihtsalt võtta hästi palju ainult võt seda teemat nagu. Et kas meil ühel päeval võikski olla see korraldus nõnda, et meil ongi täiesti nagu ise juhitud kogu õppekava, kui meil on need sisuliselt loodud piisavalt digilahendusi ja siis jääb lihtsalt üks küsimus võib-olla, mis mulle tundub, et seda nagu tagasi hoiab, on see küsimus, et praegu me ikkagi lõpetame kooli ära, me saame diplomi, ütleme, näete, mul on nagu mingi level käes. Aga seal ei ole nagu sellist nii-öelda universaalset aktsepteeritavat asja, need, kellel on elukool pandud sinna tiitlisse ja seal on võib-olla natuke teiste äärmust. Need elukooli omad on enamasti Soomest ka. Ja, aga et kas see võiks olla reaalsus ja miks ta võib-olla on nüüd huvitav reaalsus, kui me räägime seda, et mingit laadi, kui sul on võimalik juba kaugõppe vormis nagu iseseisvalt õppida, korraldada, teha ja siis sa ei pea olema nii-öelda tavapärases tunnikavas, tegevuses, sa ei pea ka olema tavapärases selles plaanis, mida kõigile antakse. Et kui kaugel tulevikus see võiks olla, kui meil mingi arvestatav hulk Eesti noori näiteks kogevadki, nende kooliaastad saavadki olema sellised, kus nad tegelevad nende asjade uurimisega, mis neid hetkel köidab ja muudkui seni, kuni see köidab ja siis võtavad järgmise asja, kui see enam ei köida. See, millest sa räägid, on personaliseeritud õpirada. Ja tegelikult selles suunas me tõesti tööd teeme, et tulevikus see niimoodi oleks, et meil oleks nii, nagu meil on tänu Covidile on kõik selle ära õppinud, on digilugu, on ju, et läheme oma digilukku ja me näeme, milliseid retsepte me oleme välja ostnud, milline on meie haiguslugu, milliseid diagnoose meil on pandud, seal on kõik on kirjas. Meie eesmärk on luua hariduse digilugu. Et igal inimesel sellest hetkest, kui ta sünnib, tekiks see hariduse digilugu, kus on kirjas kõik see, mida ta on haridusvaldkonnas omandanud. Ja lõpuks, kui ma olengi 40-aastane, siis ma näen, et näed, ma seal lasteaias läbisin need asjad ja põhikoolis olen ma jõudnud sinnamaale või mis täiendkoolitusi ma olen saanud või mis mikrokraade ma olen läbinud, mis nüüd on saanud hoo sisse. Et oleks selline personaliseeritud hariduse digilugu, mis annab mulle selle erakordse pädevuste sellise kombinatsiooni, mis teeb mind ka tööturul tulevikus nagu erakordseks, et me olemegi kõik oma erakordsete kogemuste, oskustega inimesed ja ainulaadsed. Et täna on ju tõesti nii, et esimesse klassi reaalselt võivadki minna lapsed, kes ei oska lugeda ega arvutada ja seal kõrval on laps, kes oskab väga hästi. Ja me tegelikult hakkame õpetama neid ühtemoodi, et me pigem nagu lükkame maha seda, kes on rohkem arenenud. Et ideaalis see ikkagi võiks olla nii, et igaüks käib oma seda personaalset rada. See ei ole mitte ainult muidugi Eesti probleem, et meie nagu räägime ja meil on juba mingi visioon ja me tegelikult reaalselt ka tegutseme, et me praegu, mis me teeme, me digitaliseerime oma õppekavu, et need süsteemid siis omavahel oskaksid suhestuda ja anda ka tagasisidet, et ma olen nagu nüüd läbinud mingisugusest õppekavast mingi osa, aga paljudes riikides on see ikkagi täiesti kosmos veel, et meie ikkagi tasapisi juba liigume selles suunas ja meie hariduse arengukava peab ka seda hästi oluliseks, et meil oleks selline personaalne õpirada ja ka see, et meil on täna, ma kuulen ka selliseid uskumatuid lugusid, et nimesid nimetamata, aga meil üks tippsportlane, kes on üldhariduskoolis, õpib, ainukene 3 on tal kehaline kasvatus. Inimene käib nagu 7 või 8 korda nädalas trennis ja isegi topelt 2 korda päevas. Aga haridus, siis sul on ikkagi üle kitse on hüppamata ja ei ole võimalik. Seda peaks vältima, jah. Et see praegu nagu tundub, et kes ikkagi tahaks seda oma teekonda tekitada, tema mure on see, et kui ma nüüd ühe päeval tahan ülikooli astuda, siis kui mul ei ole nagu seda sama lati järgi kvalifitseeritud eksamit, siis kõik muu tundub nagu tähtsusetu, et võib-olla see on nagu see suur küsimus, et kui
sel juhul peaks olema siis kõrgkoolidel oma mingid väga sellised erilised sisseastumiseksamid, milleks tegelikult on võimalik võtta kursuseid ja poole aastaga teha endale kõik need asjad selgeks, et sa suudad mingeid kindlaid asju nagu teha. Oi, ülikoolid on ju hirmsasti pingutavad ja et saada neid helgeid päid endale. No käin ma Tartu Ülikoolis, käin ma Tehnikaülikoolis, kõik ju ütlevad seda, et me kõik mõtlevad selle pealt, kuidas me saame selle helge pea just endale. Et seda tahavad kõik ülikoolid ja see konkurents on kõva, sest et noorte arv väheneb ka, et kindlasti ülikoolid kohaneksid, sest nemad tahavad saada kõige targemaid enda juurde. Ja kui sa oled, ma ei tea, matemaatikas väga tark, siis sinule jookstakse tormi ükstapuha, mis sul siis näiteks on olnud, ma ei tea, vene keele hinne või. Ja võib-olla see isegi ei peagi tegelikult olema kõigile nõnda, see on variant lihtsalt, et sul tekivad nagu ala piirkondades sellised eksperimentaalkoolid, kuhu saavadki tulla inimesed, kes tahavad sellega eksperimenteerida ja tulevad need, kes tunnevad, et nagu see sporditegija näide oli, et kitsehüppe ei ole nagu minu teema, aga ma teeks muid asju hästi välja hingelt. Ma isegi hea meelega näeksin, et tegelikult kõik koolid pakuksid seda võimalust. Et see on lihtsalt, et see haridussüsteem oleks niivõrd paindlik, et on võimalik teha ühtsete standardite järgi, aga on võimalik ka nii, et sa lähed oma isikliku rada pidi. Et sa siis loobud mingitest tundidest näiteks, mis korda ei lähe või kuidas see võiks korraldatud olla? Ega ma ei tea täpselt, kuidas see võiks korraldatud olla, et seda peakski arutama ja mõtlema, et näiteks emakeele õpetajad on väga mures selle pärast, et noorte emakeele oskus on langenud ja tegelikult ka riigieksami tulemused lähevad, keskmine tulemus langeb, tippe on küll rohkem, aga keskmine langeb. Et see on murekoht. Kui me ütleme, et on kõik vaba, siis ma ei tea, mis meie eesti keeles saab. Seda me tõenäoliselt lubada ei saa. Natuke nagu riskikoht. Sellel on kindlasti on omad suured riskid. Ja vaata, kui palju miks me õpetame erinevaid aineid, miks me õpetame geograafiat, bioloogiat, ajalugu, kunstiajalugu, et see on ikkagi nende seoste loomiseks ju, et ma ühel hetkel ikkagi saan aru, kuidas see maailm on omavahel seotud. Me küll praegu tihtipeale ei anna neid aineid nii, et need seosed tekiksid, aga eesmärk võiks olla, et me ikkagi annaksime neid aineid nii, et need seosed tekiksid, see maailmapilt oleks terviklikum. Et kui ma lähen ainult nagu oma kitsast rada, siis ma ei tea, kui õnnelik see inimene tegelikult lõppkokkuvõttes on. Ta võib muidugi selle kitsaraja ümber ehitada need asjad. Ja elukestev õppe alati annab. Kohandatult lõimid selle enda huviga, sest paratamatult, kui palju õpetajad püüavad, nad ei suuda seda igale õpilasele seostada tema huvide ja asjadega. Võib-olla siin see lahendus võiks olla see, kui mainisid, et näiteks keeleõpe, et see võib nagu soiku jääda. Meil on nagu mingid fundamentaalsed asjad, mida on võimalik teha iseseisva õppimisega, on vajalik läbida eksam. See on umbes nii nagu praegu, kes tahab Eesti kodanikuks saada, peab siis nagu keeleeksami läbima. Et sama asjad. Sa võid olla, et sa ei käi eesti keele tundides, aga tee see asi endale selgeks ja sa pead selle läbima nagu eksami. Ja kui sa selle eksami läbid, et siis sa nagu kvalifitseerud, et okei, sa mõistad asja. Tegelikult seda saab praegu ka teha. Saab niimoodi teha. Ja, aga siis peab lihtsalt olema koduõppele registreeritud. Et koduõppel olevad lapsed ju on nii, et nad õpivad iseseisvalt, kas vanemate või eraõpetajad ükstapuha kellegi toel, aga nad käivad lihtsalt vastamas. Nad annavad mingi regulaarsusega siis ülevaated, kuhu nad on jõudnud oma õppimistega. Ja ma olen ka olnud ühel seminaril, kus ühe koduõppe isa, kelle lapsed olid koduõppel, rääkis oma kogemusest ja nende lapsed läbisidki neid klasse elegantse kiirusega. Palju kiiremini kui teised, nad õppisidki reaalselt palju kiiremini ja andsid ka neid eksameid nagu ette ära. Võib-olla vaatasid, et mis see lõppeesmärk on, mida pean oskama, siis keskendusid selle timmimisele võib-olla. Ja, võib-olla. Et ei rohisenud nii-öelda kogu sellise ajaga kaasa, et seda täpsemalt sihtida. Tegelikult öeldaksegi, et selline grupis õppimine, niimoodi klassikaliselt klassis õpetaja ees, lapsed klassis õppimine on üks ebaefektiivsemaid viise üldse. Et see individuaalse õppimise mõttes inimesed liiguvadki palju kiiremini edasi, kui see individuaalne õppimine on toetatud.
aga teistpidi jälle me tahame ju seda, või tähendab teistpidi näiteks meeskonnas õppimine on ka ju teaduslikult kinnitust leidnud, et see on väga efektiivne viis õppimine. Et me ei ole lihtsalt nii, et me oleme kõik suu ammuli ja kuulame, mida tark inimene ütleb ja siis paneme kirja ja õpime pähe, et see on nagu, ja me teeme seda kõik koos, see on, võtab palju aega. Aga nagu meeskonnas õppimine on jälle väga efektiivne. Nii et peaks tiimid olema. Tiimid ja need tiimid võib-olla ongi siis oma teemade huvide põhiselt. Just, see oleks väga kihvt. Kui me nüüd räägime selliselt personaalselt juhendatud õppes, kus igal ühel oleks ligipääs mingit laadi mentorile, juhendajale, õpetajale, siis muidugi, kui nad on väga ennast juhtivad, siis nad ei vaja üldse tundides seda ligipääsu palju, neil on võib-olla konkreetsed küsimused. Aga kas praegune nagu selline korraldus oleks valmis selleks, kui ta nii personaalselt seda pakkuma, et on sul juhendajad saadaval siis, kui sa neid vajad, aga läbid enda teekonda ise? Ma arvan, et te võiksite järgmine kord kutsuda siia sellel teemal rääkima Alo Savi, kes on selle Põlva riigigümnaasiumi juht ja nemad, nagu ma enne rääkisin, et nemad katsetasid seda, et seal oli õpetajatel probleeme, et tõesti see töökoormus oli suurem, sest et oli hulk lapsi või noori, keda nad pidid siis väljaspool neid tavapäraseid tunde veel nõustama, aga nad suutsid selle ikkagi ära korraldada, nii et see toimis. Et meil muidugi, ma arvan, et see on võimalik, aga see kindlasti nõuab rohkem täiskasvanud inimesi haridussüsteemis ja just nimelt neid mentoreid ja coach'e. Seesamane Kindluse kool, millest ma olen korduvalt siin juba rääkinud, neil ei ole näiteks klassijuhatajaid. Neil ongi algusest peale on mentorid. Et on sellised mingi 10 last, kes teavad, et see inimene on nende mentor, kes siis hoiab nendega pidevalt sidet. See on täna jälle gümnaasiumi astmes on see juba tavapärane. Aga mina mõtlen nende jälle selle põhikooli 3. astme peale, et tegelikult need noored on just need, kes hirmsasti vajaksid mentorit ja coachivat suhtlemisstiili. Et kui see puberteedi aeg on nii keeruline ja kõik nii palju asju muutub ja see on nagu raske aeg, issand, kui väga ma ei tahaks seda aega tagasi. Et see on raske aega, kui sul on nagu keegi, kes sinuga kaasa mõtleb ja aitab sul eesmärgistada ja tegelikult on ju selle muutustega käib kaasas ka tohutu energia ja tohutu jõud. Et kui see energia ja jõud õigesse suunda suunata, siis on no limits. Kui me nüüd vaatame selle protsessi seda teist osapoolt, ehk siis õpetajad või need mentorid, et kas praegused õpetajad oleks valmis selliseks rollimuutuseks, et mingi hulk on, kes on oma agenda on ees, ta on aastate jooksul väga välja timmitud kava ja nüüd ma järsku pean nagu siin niimoodi coachima hakkama, et mis kass ma siis ka olen niimoodi, coach kui siis nagu isane kass on, eks. Et kes siis keeletermini puhul võib-olla ehmatab ära, mis see siis üldse on, mida ma tegema pean. Et kas muidu õpetajaskond oleks selliseks sammuks valmis praegu? No arvestades seda, et meie õpetajad siin COVID-kriisi ajal on näidanud, kui kiiresti nad on suutnud ümber õppida, siis ma kindlasti usun meie õpetajaskonda, mis ei tähenda seda, et kõigile sobiks selline coachiv suhtlemisstiil ja kõik oleks valmis ennast ümber õppima. Aga samas jälle eile just suhtlesin ühe suure gümnaasiumi juhiga, kes jälle rääkis, et nad käivad õpetajatega coachimise koolitustel. Ja seda ma kuulen aina enam, et tegelikult ikkagi aina enam õpetajad arendavad endas seda oskust ja eks see on ka nii, et kui sa räägid kolleegiga ja kuuled, et see tegelikult toimib, et sellest mulle päriselt on ka kasu ja ma näen, et see aitab lapsi, siis ma usun, et tulevad õpetajad sellega kaasa ka. Ma ei tea, võib-olla minu armas nõunik Liina oskab öelda, et kui palju ülikoolis õpetatakse õpetajatele coachivat suhtlemisstiili. Liina on didaktik ja mitte ülevarju palju. Aga ma arvan, et sinna poole me jõuame, et see läheb ka juba baaskoolitusse. No seal on, kui me räägime päris nooremast põlvkonnast, siis on ka küsimus mitte ainult õpetaja kontekstis, vaid kas vanemad suudavad ka seda hallata ja läheneda, kas nemad ka suhtuvad sellesse nõnda
et see võib anda. Vanemaharidus on nagu ülioluline, et väga paljud probleemid me saaksime lahendatud siis, kui vanemad oleksid teadlikumad ja see ei ole üldse mitte mingisugune etteheide, et ma ei tea, meil on rumalad vanemad, mitte seda, vaid lihtsalt ei tea, et me teemegi lapsevanematena vigu teadmatuses, me kõik tahame oma lapsele ju head, aga kui me ei tea, siis on raske ka ette heita, nii et vanemaharidus on väga paljudes valdkondades võtmeküsimus. Kui me nüüd natuke oleme siin niimoodi orienteerunud siin haridusmaastikul ringi, me oleme küll rääkinud võib-olla rohkem sellisest, siis ütleme keskkooli, põhikooli astme, gümnaasiumi astmest sealt otsast, mitte tingimata sellest, mis eriti kange teadus tuleb seal kõrgkoolis, mis on ka sinu valdkond, aga võib-olla see on selline, mis kõiki niimoodi kõige vahetumalt nagu kõnetab. Mis nii-öelda pildil puudu on, kus võiksid siis vabaühendused tulla sisse ja mingil moel seda pilti aidata täiustada? Kus on siis need inimesed, kes formaalselt ei ole õpetaja rollis, aga kes hoolivad asjast ja kes võiks sinna korraldusse panustada, et kus tundub, et on need tühimikud, mida ütleme sellise formaalkorraldusega ei suuda täita, aga me teame, et see vaakum on seal, see on vajalik, see on oluline. Mida saaksid vabaühendused teha, et seda liigutada sinna suunas, kus meil on ennastjuhtivad õppijad, kes suudavad sellist nii-öelda individuaalset kava läbida ja suudavad kogu asja eest vastutada ja kes siis lõpus vaatavad tagasi, ütlevad, hästi on tehtud, et ei ole nagu kahetsusi nii palju. Näiteks väga paljud vabaühendused ju praegu pakuvadki seda mitteformaalset haridust ka, et see on ka hästi-hästi oluline. Ja me ütleme, et me ministeeriumis tegutseme selle nimel, et need kaks asja omavahel paremini nagu saaksid kokku ja arvestaksid üksteisega. Teine asi on see, et meil on vaja koolidesse uusi inimesi, selliseid juba elukogenud inimesi, kes on valmis juba ühiskonnale nagu tagasi andma ja on valmis tulema noori õpetama. Et need inimesed on kooli väga-väga oodatud. See, mida riik peab tegema, on pakkuda võimalikult paindlikke võimalusi, et õppida ka pedagoogilisi teadmisi juurde, et siis saada koolis töötada, aga jah, selliseid värsket verd koolidesse ja siis samas ka ei pea seda tegema koolis, vaid ka koolist väljas, et hoida seda sellist uudishimu ja õpihimu. Mingi statistika käis läbi, ehk on sul number täpsemini meeles, et kui palju neid uusi õpetajaid, kes tulevad, et mis aja pärast nad siis vaatavad, et no pooled 5 aasta pärast ei tööta enam. 5 aasta jooksul siis pool nagu langeb ära. Ja üle 1000, nüüd eelmine aasta oligi läbi aegade kõige suurem number, oli üle 1000 uue õpetaja tuli koolidesse ja üldine statistika näitab, et 5 aasta pärast pooled neist on koolisüsteemist lahkunud. Ja kui nüüd neid küsitleda, siis enam levinud vastus põlevad läbi. Põlevad läbi enamasti, jah. Töökoormus on nii suur ja just aeg läheb nüüd nii kiiresti. Eile kohtusin ma alustavat õpetajat toetava kooli MTÜ-ga. Täna on selles võrgustikus 104 kooli, kus siis süsteemselt tehakse tegevusi selleks, et noor õpetaja sulanduks hästi, et ta tunneks ennast koolis hästi, et ta ei põleks läbi ja ei lahkuks koolisüsteemist vandega, et mitte iial enam. Sest see ongi raske töö, see on ikka väga-väga raske töö, kui sul puudub toetus ja koolisüsteemis sa võid ikka uppuda selle töö alla, et jumal, ma mõtlen ikka nagu päriselt paljudes koolides distantsõppe ajal, kus sul on ühes klassis on 30+ õpilast, näiteks oled matemaatikaõpetaja ja süsteem on selline, et iga laps saadab sulle nagu koolipäeva lõpuks või tunni lõpuks pildi oma töövihikust ja kui palju neid pilte sinna postkasti päeva lõpuks tuleb, ütleme, et paremal juhul 150, halvemal juhul veel rohkem ja siis see õpetaja peab vaatama neid telefoniga tehtud pilte ja tuvastama ära, kas see ülesanne on õigesti. Ta tähendab, see on lihtsalt pöörane. Ma tegelikult ka ei kujuta ette, kuidas nad said hakkama, aga päriselt õpetajad tegid sellist tööd. Aga nüüd mingi hulga õpetajate ja õpilaste jaoks tunne on selline, et õpetajad päeva lõpuks tunnevad, et issand jumal, ma ei jaksa enam ja õpilased tunnevad, mina ka ei jaksa enam, et nii vastik on, mida me teeme ja õpetaja mõtleb ka küll, see on vastik. Mis me valesti teeme? Mis värk on?
et kui nagu meil on 2 osapoolt ja mõlemad nagu vihkavad seda protsessi. ei saa head nahka tulla, ei saa head nahka eriti tulla. jätkusuutlik mudel. Ma ei ütle, et see nagu kõigil on nii, aga see on, kui on mingil hulgal ja kui ikkagi paljude jaoks see kurnav on, et võib-olla ongi see küsimus, et mis me siis valesti teeme, et kus me nii-öelda vale mingi lähenemise valisime? No näiteks see õpetaja, keda ma kirjeldasin, tegi kindlasti valesti seda, et tegelikult oleks võinud kasutada neid digitaalseid platvorme. No, meil on need olemas iseenesest, et ta lihtsalt püüdis distantsõppe ajal jätkata täpselt nii, nagu ta tegi kontaktõppe ajal. Korras tööviikud kokku, parandas ära, andis tagasi. Et tegelikult ka õpetajate puhul, et ei maksa nagu lolli tööd teha, et ikkagi võiks vaadata, et kuidas võimalikult efektiivselt asju ajada. Aga näiteks see MTÜ alustavat õpetajat toetav kool, nemad ütlevad, et meil on vaja eelkõige 3 asja. Esiteks, alustaval õpetajal ei tohiks olla nii suur koormus nagu kogenud õpetajal, sest et tema tunni ettevalmistus võtab juba nii palju aega, kõik see õppimisprotsess, eneseanalüüs, kõik see võtab nii palju rohkem aega, et koormus peaks olema väiksem, siis kindlasti peaks olema mentorlussüsteem, et igal algajal õpetajal on oma mentor. Ja siis sealt edasi, et need mentorid peavad olema läbinud korraliku koolituse, et nad teaksid ka, mida nad teevad, et nad ära ei ehmataks seda noort õpetajat, vaid et nad oleksid teadlikud mentorid. Ja siis võiks toimida. Ja seal võib-olla selles eriolukorra kontekstis oleks aidanud, kui kõigil matemaatikaõpetajatel oleksid mingi kiire ülevaade olnud, et hei, selliseid asju saab ka kasutada, et tee need asjad seda tegelikult ikkagi oli meil. Aga nad uppusid selle sisse kuskile. Ja ma arvan ka, et seda infot oli lihtsalt niivõrd palju, et äkki ei jõudnud, aga meil Haridusministeeriumi allasutus Harno Haridus- ja Noorteamet tegelikult korraldas erinevaid seminare, need olid ka õpetajate seas päris populaarsed, kus siis tutvustati neid erinevaid digitaalseid platvorme, mida kasutada. Kas meil muidu selle jaoks on nagu mingid sellised intelligentsed platvormid, tunnikontroll on näide ja kontrolltöö võib-olla ka, mis iseenesest annab ka õpetajale tagasidet, et milles ma natuke mööda panin, aga et oleks kuidagi nagu automatiseeritud, et õpilane vastab selle ära, see süsteem automaatselt kontrollib ja tagasitastab talle, mis ta nii-öelda nihu läks nagu kohe, kui on tehtud. Et kas need on rakendusel ka või? Neid on olemas, näiteks ka eesti keeles on neid olemas, neid on matemaatikas olemas ja siis on eriti peen selline tagasisidestamise võimalus on diagnostilised testid. Meil on neid suurusjärk 150 ja need on tõesti, need on liiga vähe, neid peaks olema tegelikult ma ei tea, 100, võib-olla ka 1000, sest et need on kitsalt valdkonnale tehtud. Et sul on õppekavas on mingi kitsas valdkond, siis sellele on tehtud see test ja see annab hästi kiirelt siis tagasisidet. Riik on panustanud nii Eesti maksumaksja raha kui Euroopa Liidu maksumaksja raha, mis on ka Eesti maksumaksja raha, nende testide loomisesse ja minu suureks üllatuseks nende testide kasutatavus on väga madal. Et me tegelikult, see on, ma täna juba vaatan ka enda otsa, et me oleme nüüd püüdnud ka sellega tegeleda, et seda teadlikkust tõsta, et meil tegelikult on olemas need testid ja et koolides võiks neid rohkem kasutada. Aga ta tundub natuke hirmutav, kuidas ta toimib ja siis inimesed ei tule nii kergesti nagu... Ja tõenäoliselt ei ole ka õpetajatele seda niimoodi presenteeritud, et see nende elu kuidagi lihtsamaks teeb. Rääkides nendest igasugu, ütleme, digiabivahenditest, mis praegu sellist põnevamat on tulemas, kas siis erasektorist või kuskilt, kas on nad mingid nagu digiõppevahendid või mingit laadi sisu või õpi sellised objektid, mis hetkel tundub, et mida Eestis hetkel on susisemas nii-öelda? Näiteks meil on tulnud mitmeid digitaalseid lahendusi just laste ja noorte vaimse tervise monitooringuks ja ka siis sellisteks nagu valikute tegemiseks. Et täna just olin Tartu linnavalitsuses abilinnapea Mihkel Leesiga kohtumas ja nemad näiteks rahastavad ühte konkreetset startupi, kes on teinud esimese ja teise kooliastme ehk siis 1.–6. klassini lastele mõeldud äppi. Ega ma päris täpselt ka aru ei saanud, aga igal juhul, et sa saad olla nagu
seal üks tegelane, kes käib mööda maailma ringi ja elu toob talle ette erinevaid situatsioone, siis ta peab neid lahendama ja kuidagi ta saab sealt siis tagasisidet, kas see lahendus oli hea või halb. Igal juhul see pidavat toimima või toetama laste vaimset tervist ja linn toetab selle äpi väljaarendamist, nii et Tartus 4. klassi lapsed saavad kõik võimaluse seda äppi kasutada ja siis ka need arendajad saavad tagasisidet, et mis on hästi, mis on halvasti. Et neid on nüüd ka selle kriisi ajal tulid ka veel erinevaid lahendusi, et kuidas seda enesejuhtimist paremini siis reguleerida. Kuidas ütleme kui nüüd vaadata mingeid sekkumisi erasektoris, kus nad tulevad oma mingi lahendusega välja, kui nagu valmis riik on neid siis ütleme rahastama, tavaäri mõttes on asi lihtne, et sul on maksev klient, sa teed talle teenust, aga nüüd kui me lähme sinna kooliõpilase valdkonda, siis kooliõpilane ise eriti nagu millegi eest ei maksa, siis tekib küsimus, et kus see nagu klient on, see natuke teeb nagu selle mudeli nagu keeruliseks, ei tekita nii-öelda stiimulit tuua eraturult sinna neid lahendusi, mis muidu võiksid võib-olla tekkida. Mis muidu on selline ministeeriumi perspektiiv, kui eraturult mingid põnevad asjad tulevad, milliste kriteeriumite järgi vaadatakse, et mille jaoks me võib-olla saame nagu vahendeid leida ja mis võib-olla mitte? Esiteks, riik annab koolidele õppevahenditeks raha. Kui ma nüüd peast ütlen, see oli 57 eurot lapse kohta. See on aastas siis, jah? Ei, see on ikkagi ma jään nüüd hätta sellega praegu. Kogu kool õppeaasta just. Ja see on olnud niimoodi hästi pikki aastaid. Ja ma palusin analüüsida, et nüüd täna just nimelt selle digiõppevara kontekstis, et kui suur see summa peaks olema. Et tegelikult me tahame jõuda ju selleni, et kool otsustab, et millist õppevara me kasutame, millist digiõppevara me, näiteks millist äppi me kasutame, et meil on 7-ndikud, me teame, et on mingi väga hea matemaatika äpp, et kool ostab selle raha eest näiteks 7-ndikele selle äppi kasutamise võimaluse. Et praegu me oleme hästi keskendunud sellise füüsilise õppematerjali peale ja seda raha ka enamasti kasutatakse füüsilise õppematerjali peale. Ja samas need digitaalsed lahendused on ka nii palju kallimad, et koolid ütlevad, et täna sellest vahenditest ei piisa. Ja ma olengi palunud nüüd analüüsida, et kui suur see summa siis peaks olema, et saaks kasutada neid kaasaegseid vahendeid ka. Nii et selle 57 eest ta peab saama õpilastele ka õpikud ära osta ja siis, mis tal seal üle jääb, see on tal see mänguruum, et mingeid neid selliseid eksperimentaalsemaid asju litsentseerida. Ja nagu me teame, tegelikult need õpikud on ju korduv kasutatavad, et neid iga aasta ei pea juurde ostma. Selles mõttes hea tootlikkusega, saab nagu uuesti kasutada, et ei ole nagu sellise kuumaksuna. Ja meil on paljud õpikud on ka juba e-koolikotis, nii et tegelikult väga palju neid ei peakski enam füüsilises koolikotis olema. Ma avan sellise väikse küsimuste ringi. Me oleme praegu nii-öelda pinda sonkinud esimese tunniks. Meil on pool tundi jäänud selle jaoks, et natuke vaadata, mis meid endas kõnetab. Ma pasteerin meile Zoomis vaatajatele ka ühe lingi, kuhu on võimalik noored inimesed, kuhu on võimalik vajadusel küsimusi esitada. Kui mina noor inimene olin, siis pasteerimine tähendas seda, et kui öösel lastelaagris joonistasid kellegi näo täis. Mis see tänapäeval tähendab? Ma arvan, et see on see, kuidas Microsoft ise neid tõlgib seda tarkvara ka vist. Jah, vist on eestikeelses Windowsil. Lõika ja kleebi. Ma kleebin siia vestlusaknasse. Vanakooli inimene, kleebime siis siia, paneme siia. Nägid jäi kinni sinna, eks ole. Kleepisin. Aga paar sellist küsimust tuli veel, mis varem mulle tuli. Siim kirjutab, et milline on nägemus hariduse digitaliseerumise kohta. Temal oli küsimus, et kas õpikute töövihikute müügi ärist saab esmalt iTunes Store, milles saavad sobivaid materjale peatüki kaupa osta, või liigub see kohe nii-öelda Spotify mudelile, kus ühel õpilasel on kuutasuga kõik olemas ja siis ta võtab, mida tahab. Las ma nüüd täpsustan. Ma sain aru küll sellest isegi. iTunesis, ühesõnaga, sa ostad neid, mis sa tahad. On nagu see vanakooli mudel. Ma sain aru küll. Mul ei pea ma ikka nii vana ei ole ka. Aga tegelikult meil praegu see e-koolikott ongi midagi sarnast, et ma ostan endale pileti ja ma saan
materjali, mida ma vajan. Meil küsimus on selles, et see e-koolikott on selles mõttes paindumatu, et ma ostan pileti ja ma saan kõike. Nende argument on see, et just nimelt, kui sa tahad kiiremini edasi jõuda, siis sul on see võimalus, et sa saadki neid töövihikuid täita, võin täita 7., 8., 9. klassi töövihikut kõik ära põhimõtteliselt, kui tahan. Aga ja õpikuid ka, ütleme, seal juures on kohe, et sa saad opikukeskkond, jah. See on siis Spotify mudel. Ja kriitika ongi see, et aga kui ma tahaks ainult näiteks 7. ja 8. klassi omi, siis ma seda ei saa, ma pean võtma kõik teised ka ja ma pean võtma näiteks venekeelsed materjalid ka. Et see nende pakettide paindlikkus vajaks kõvasti arendamist. Aga ma arvan, et just nimelt, et me liigume sinna suunas. Täna on võimalus, et ma lapse vanemana ostan oma lapsele selle juurdepääsu ja siis on võimalus, et kool ostab selle paketi, nii et kooli lapsed saavad selle juurdepääsu. Et see oli siin suur skandaal ka, et see COVID-kriisi ajal loodud leping andis koolidele tasuta selle võimaluse, nüüd see leping saab läbi ja nüüd need paketid ongi kuidagi väga nagu jäigad, aga ma loodan, et see läheb paindlikumaks. Aga põhimõtteliselt küll, jah. Spotify mudel oleks selles mõttes huvitav. Oletame, kui on nagu riiklikult algatatud platvorm, mille peale on võimalik kõigil sisu luua ja siis tulujaotus toimub vastavalt sisu, kas siis tarbimise ajamahu järgi või nii, nii nagu ta Spotify's peaks olema. Et see tekitaks sellise, sest muidu, kui ta on nagu üks koht ja tal on ainult enda asjad, siis sinna ei ole võimalik teisi asju integreerida ja kooli jaoks ilmselt igasugu uue süsteemi integreerimine, et lasta nagu olla. Aga kui ta on nagu ühtne turupaik. Turuplats ja see e-tekkide selline turuplatsi ideoloogia ja selle üle käivad praegu arutelud, et kuidas seda luua, et see plaan on küll. Et nad ikkagi oleksid omavahel seotud ja see samane eesmärk on meil ka ikkagi, et ikkagi lõpuks sellele inimese sinna digilukku jõuaks ka märge, et ta on kusagil mingisuguse asja lõpetanud või omandanud või. Et on selle kasutajaga sees, läbib selle mooduli, täidab selle testi ära ja siis ta läheb automaatselt kirja, et mul on see läbitud. Ja mu matemaatikaõpetajale läheb ka võib-olla kuskile mingisugune tulukene, et tal on see omandatud. Kui kaugel tulevikus see võiks olla? Need asjad tegelikult ju arenevad niivõrd kiiresti, et ma arvan, et see on üks 5 aasta perspektiivast. Ja mille taha ta eelkõige jääb, kas sealt eraturult pakkumist või õpetajate valmisolekut? Mis seda aeglustab? Ma arvan, et see ongi hästi mitme osapoolega asi, et minu meelest praegu meil need e-tekid on, kes tegelevad haridusvaldkonna innovatsiooniga ja tehnoloogiliste lahendustega, nende valmisolek on minu meelest hästi kõrge praegu, et nad tahaksid panustada ja neil on ka oma selline võrgustik loodud, nad teevad koostööd Harnoga, ministeeriumiga, et Märt Aro on näiteks hästi aktiivne selle valdkonna eestkõneleja, et mis on see probleem? Mille taha see tundub, et kas ta jääb? Ma arvan, et ta jäägi millegi taha iseenesest praegu. Ma võin ju muidugi enesekriitiliselt öelda, et võib-olla riik on nagu liiga selline suur monstrum, et sealt nagu kaasa tulla sellise start-upindiku mõtteviisiga, mis on just hästi kiire. Seal võib olla selline mingi väärtuskonflikt ka, et võib-olla riik ei julge tulla nii kiiresti kaasa. Samas mina olen küll julgustanud ja öelnud, et kui on ebaõnnestumine, siis see on väga okei. Et ebaõnnestumine on väga okei, peaasi, et me proovime. Et ma ei teagi. Ma arvan, et lõppkokkuvõttes kasutamise mõttes on kindlasti see suur väljakutse, et seda päriselt hakataks ka kasutama. Ta aitaks kaasa sellele individuaalõppele, et sul on võimalik ka päriselt õiges keskkonnas märk maha saada, mitte YouTube'i ajalugu näidata, vaid et sa oled selle protsessina läbinud. Aga samas ikkagi, kui ma neid asju räägin, ma olen ise tegelikult väga nagu selle personaalsete õpiradade fänn ja olnud ka eestkõneleja, aga samas ma ikkagi arvan, et see ei tähenda ainult digitaalset õpet, see personaalne õpirada. Et ma ikkagi väga tähtsaks pean seda, et
õpetaja ja õpilane saavad üksteisele otsa vaadata, silma vaadata. Tänaseks on ka ilmunud juba teadusartikleid, kui oluline on see jagatud tähelepanu, silmside ka õppimise juures, et see peab kindlasti jääma. Nagu me alustasime, et mis on hariduse eesmärk, on kasvatada inimest, inimeseks olemist, siis seda need digitaalsed lahendused ei tee, seda teeb inimene oma eeskujuga teisele inimesele, et see on ikkagi hästi oluline ka. Sellist inimeseõpet sinna kõrvale. Meil on Tartu noortekoja JCI Tartu kirjutanud, et nemad teevad haridusprojekti Eluks valmis ja selle eesmärk on luua selline kompaktne eluks vajalikke praktilisi teemasid käsitlev veebiõpik, mida õpetajad saavad koolitundides kasutada ja noored infot otsida. Ja seal siis käsitletakse saadud küsitluse tulemuste põhjal, nad on valinud teemad, et mida liiga vähe on siis aja planeerimine, enesejuhtimine, keskkonnasäästlikkus, rahatarkus, üksinda elama kolimine, see vanematele kindlasti meeldib, ja kodused toimetused, tasakaalustatud eluviis ja nii edasi. Ja neil on nagu selliseks suuremaks küsimuseks on, et kuhu suunas see haridussüsteem praegu liigub, et me natuke rääkisime, et võib-olla selline nagu valmidus on olemas, et mis on põhifookused õppekoormuse ja sisu ehk riikliku õppekava reformimise osas. On nende küsimus, et kas plaanis on seda õppekava ennast kuidagi nagu kallutada selliselt vanakooli õppeainelt uutele oskustele ja vajadustele või pigem nagu tuua ta kuskile mingi asjana juurde, mis see nii-öelda strateegia on? Ja võt meie haridusstrateegia räägibki nendest personaalsetest õpiradadest, kogu sellest teemast, mida me oleme siin enne rääkinud, et formaal- ja mitteformaalse hariduse suuremast lõimimisest, üldse ainete omavahelisest suuremast lõimimisest ja see kindlasti eeldab õppekavade arendust. Ja meil tegelikult see hariduse arengukava ei ole veel vastu võetud, see on küll valmis, aga ja me tahtsime ta enne Riigikogu puhkusele minekut ka vastu või tähendab Riigikogus saada nagu Riigikogus lõpetada lugemine, aga seal läks juntimiseks ja ma olin küll mitu ööd üleval ja ootasin kutset, aga ei saanud kutset Riigikokku minna, nii et see jäi seal ette kandmata. Ma arvan, et sügisel on just see üks esimesi asju, mis Riigikogus saab tehtud. Ja tähendab, kui arengukava saab vastu võetud, siis sellele peab järgnema õppekavade arendus. Ja õppekavade arendus ei ole midagi sellist, mida minister nipsust saab teha ja ei tohigi saada teha. Et meil on plaanis ikkagi kokku kutsuda valdkonna asjatundjad, kes siis hakkavad arutama, kuidas seda need õppekavad viia siis sellisteks kaasaegseteks ootusteks vastavaks ja selle arengukavaga kavastavaks. See on väga suur töö ja siin on jälle see, et selleks ajaks, kui me nende õppekavad valmis saame, et siis võib olla juba uus arengukava, et sellega peab olema, sellega peab edasi tempokalt minema, ütleb üks tigu. Aga mis see suund võiks olla, kui meil on siin nagu see eluks valmis, see on nagu, ma arvan, 100 sarnasest projektist, mida algatatakse või on algatatud hiljuti, et me näeme, et on inimesed, kes tahaks nagu panustada, aga nüüd on muidugi oht, et sellistel väikestel algatustel kaob nagu vaim nii-öelda ära, oleneb, kas neil on hea kontakt mingi kooliga, kas nad nagu pääsevad sinna sisse või nad on mingi järjekordne asi kuskil YouTube'i sügavustes, kaugetes, pimedates kohtades, kuhu ei pruugi nagu jõuda noored. Et kui meil on mingi pundid sellised hakkad inimesed, et mis võiks nende jaoks olla paar sellist soovitust, mida nad võiksid järgida või teha, et nende asi võiks jõuda võimalikult nõnda nende noortele, kes soovivad? See on elus, ma arvan, selline üldine soovitus, et kui sa tahad midagi saavutada, siis otsi liitlasi. Ja samamoodi, et kui sa oled teinud mingisuguse arenduse, millel sa näed tulevikku, siis otsi liitlasi, et nagu konkreetsel puhul siis neid koole, kes seda saaksid kasutada, praktiseerida, kes saavad anda tagasisidet, öelda, kas see toimib või ei toimi. Ja kui sa ühel hetkel kas või siis jõuad ministeeriumi ukse taha ja ütled, et mul on selline arendus, seda on katsetatud nendes ja nendes koolides, nende tagasiside on selline, kas teile ei tundu, et seda võiks nagu laiendada, siis on sellel sõnumil juba oluliselt suurem kaal. Nii et minu soovitus on minge koolide uste taha, kui ukse tagant tahetakse ära, minge järgmise kooli ukse taha või akna taha, igal juhul peab saama selle praktilise
kogemuse, et kuidas see asi toimib. Ja kuidas sellest jagu saada, kui ütleme, see vastus või tunne on seal, et meil on juba nii palju asju, et meil nagu ei ole aega midagi sinna juurde liita? No siis minnete järgmise kooli juurde, meil on 560 üldhariduskooli suurusjärgus, et küll leiab kellegi, kes on valmis. Kas nad tulevad Google Mapsist ka välja, vaatad lähipiirkonna koolid? Ja no meil on Haridussilm, selline väga Haridussilm ja selline keskkond, kus saab väga operatiivselt ülevaate koolidest, palju seal õpilasi on, õpetajaid, no kuni selleni välja, et mis on nende õpetajate kvalifikatsioon. Et meil on tegelikult haridusandmed on väga avalikud. Et seal niimoodi sobrada. Kas seal on muidu ka sellist laadi andmeid, mida on tehtud õpilaste enda küsitlemises, nende vajaduste või kooli enda vajaduste küsitlemises? Kooli rahulolu küsitlused on küll nüüd mitte seal Haridussilmas, aga need peaksid ka olema avalikud, et neid rahulolu küsitlusi ju teevad koolid ise, aga teeb ka riik. Et need andmed on Harno koduleheküljel kindlasti olemas. Aga sellist laadi andmeid, kui ütleme, sa oled nagu kas siis mingi iduettevõte või selline vabaühendus mõte, et me tahaks nagu võimalikult aidata, et kus ma lähen ja ma saan nagu, kas kuskil on kaardistatud need kõige suuremad valukohad, mida õpilased ja koolijuhid ise on nagu eelkõige välja toonud, meil on nagu hädasti midagi sellist vaja, mis aitaks seda ja teist kolmandat teha. Kas sellist andmekohta on ka või on mõni nii-öelda bioloogiline andmekandja ehk siis mõni inimene, kellel on väga hea? Ma arvan, et kes otsivad selliseid kohti, kuhu panustada, olekski tark lugeda seda kõige värskemat hariduse arengukava, sest no, seal on ka kaardistatud see hetkeolukord, need probleemid, mille ees meie haridusvaldkond seisab ja no, milliseid lahendusi siis ka oodatakse, et kindlasti soovitan tutvuda sellega. Selle haridusvaldkonna arengukava on koostanud tänase Eesti haridusvaldkonna helgemad pead, et see on väga suure seltskonna selline ühine looming ja ma arvan, et sealt saab inspiratsiooni küll. Ta on muidu HTM-i lehel? Jah, on kindlasti HTM-i lehel ka leitav. Et seal on siis nagu seda sisendit nagu arvestatud. Meil on Hannes kirjutab chatis kommentaarina, et vestlusaknas, et kui igas koolis on erinevad õppevahendid, siis kuidas laps või lapsevanem saab teha teadlikke valikuid või kas üldse saab või kas saame üldse kooli valida? Et kui laps peab näiteks elukohta vahetama, siis uute õppevahendite ja metoodikate sisse minek ei pruugi kerge olla. Ma saan aru, et mure on jah, et kuidas ma üldse tean, et kas need on head asjad ja kas mulle tundub, et Hannesel äkki siis küsimus on, et kas võiks olla mingid üldiselt aktsepteeritud asjad ja mingid nagu universaalsemad asjad, aga mulle tundub selle küsimuse. Kindlasti ja see on väga õigustatud küsimus ja me oleme ka ministeeriumis selle üle arutanud, et kui need digitaalsed õppevahendid tulevad, siis nad peavad läbima sarnase sellise kontrolli nagu õpikudki. Et see seltskond peab olema ikkagi selline, et seal oleks ikkagi see teaduspõhisus ja kontrollitavus ja kõik sellised asjad olemas, nii nagu õpikute puhul, et nad ikkagi läbivad teatud akrediteerimise. Kuidas ta siis nii-öelda päris eluoskuste puhul on, kuidas seda siis testida? Päris eluoskuste puhul, no kas oskad kui meil olid siin nööpinõela kodused toimetused ja tasakaalustatud eluviis, aga seal on kindlasti on üht-teist ja millega saab nagu tõenduspõhisust nii-öelda kontrollida, et ma mõtlesin praegu küll nagu rohkem nagu aineõpetust, aga see, mis puudutab seda eluks ettevalmistust, nagu reaalseks eluks ettevalmistust, siis mulle tundub, et aina enam ikkagi koolid juba ka püüavad seostada õpitud reaalse eluga ja seda näitavad ka uuringud, et mida praktilisem see õppe on, seda kergemini laps ka nagu omandab need teadmised. Et kui see Hollandis mul tuleb kohe meelde see, et kui on mõeldud, et mis on selle Hollandi riigi selline fenomen, et seal on PISA tulemused on tublid ja samas on ka lapsed õnnelikud. Et enamasti on see, et kui PISA tulemused on tublid, siis lapsed on õnnetud. Aga nemad on suutnud kuidagi leida sellise tasakaalu. Ja üks nendest põhjustest, mis on välja toodud, on see, et nad püüavad õpetada asju hästi praktiliselt. Et lapsed saavad ka käed küljes asju õpetada, et see võiks olla üks meetod. Aga ma näiteks ise olen külastanud
noh, ma ei teagi, mis tund see siis oli, ütleme nii, et see võis olla seda, noh, see oli siis nagu kokandustund, mida viidi läbi inglise keeles ja lapsed reaalselt tegid süüa seal inglise keeles, kõik need retseptid ja asjad olid inglise keeles, et suurepärane võimalus õppida ja iseseisvaks eluks oskusi. 10 minuti lõpusport, Andres, palun. Kiire küsimus siis võib. Lühikesed küsimused, siis saab teise ka küsida, palun. Et mul tegelikult on õnn olla 15 aastat tütarlapse isa ja tütarlaps, kes on valmis rääkima oma asjadest ja me oleme koos jalutuskäikel jõudnud tõdemusele, et suuresti on meie nii haridus- kui hindamissüsteem üle-eelmises sajandis, vabandust, ma ei viis 10 minutit, kui te rääkisite sellest. Ja väga palju nagu luuakse kastide süsteemi ja luuakse ebavõrdsussüsteemi ja kõik, et see on nagu üks, mida noored inimesed räägivad, kui vähemalt mida temaealised on valmis nagu rääkima. Teine teema, paljudele meeldib just seesama digisüsteem, aga mis on välja tulnud praegu, on millest lapsed tunnevad puudust, millest mul on rääkinud, kus seesama sotsiaalsete oskuste arendamine, on see, millest lapsed ise tunnevad puudust. Ja mitte see sotsiaalsete oskuste arendamine ei ole ainult laste teema, vaid tegelikult õpetajatel puudub sotsiaalsed oskused. Puudub empaatiavõime ja me räägime sihukest, tõenäoliselt me räägime ühest aiast, aga üks räägib vitpist, teie väravast, et puudub suure pildi nägemise võime, kui me räägime, et me tahame kuskil orienteeruda. Seesama, kui me lapselt välja toodud idee või mõtted, et võib-olla küsimuseni jõuda. Et üks küsimus oli see, et kas me oma kõigepealt, et kas me oma õpetajatele võiksime luua üks hoopis teise põhimõtte nende valimiseks, et praegu võtame kõik, kes tulevad, aga isikuomadused pruugi olla, kes suudavad edasi anda, nii nagu tütar ütles mul, õpetaja on tegelikult väga tark, aga ta ei suuda meile seda infot anda, me ei kuulata, sellepärast, et ta ei oska seda anda, tal puudub võime olla inimene, puudub see, et tegelikult võib-olla tuleks üks valik teha, et õpetajat valikut muuta on üks küsimus ja teine teema, et küsimus, et kas me näiteks küsime nendelt, keda me õpetame, kas nad ise saavad aru, miks nad õpivad. Ja kui nad saavad aru, miks vastavad, et nad saavad, millest nad saavad, et kuidas nad tahavad, et seda neile õpetatakse, et kas me, mul üldfilosoofiline küsimus, et kas selle haridusarengu mudeli väljavõtlemise kasutatakse ka näiteks lapsi, sest et praegu on oht, et me paneme lapsed elama enda elu, meie elamata elu, mitte nende elu. See on väga palju väga olulisi teemasid. Te küll ei küsinud, aga ma siiski ütlen see hindamise teema. Et minu jaoks on see ka hästi tähtis. Et see 5 palli süsteemis hindamine on absoluutselt üleeilne päev, eks ole. See on nii vale, sest praegu ma seletama tütrele, et tema sõbrana tahab ära tappa sellepärast, et ei saa viisi. See on väga keeruline psühholoogiliselt seletada nagu lapsele, kuidas käita ise mõtted, kellele pole ma pöördunud, et mis teema nüüd on, kuidas, kuhu, kelle juurde abi küsima minna. Täpselt. Et seesama hindamine, kastidesse loomine, võtame niimoodi, et inimeste alavääristamine tema oskuste või tema erioskuste poolest, et see on tegelikult hästi paha, ma saan aru, et see on üldpoliitiline või üldfilosoofiline teema. Aga see on väga oluline, et me tegelikult siin oleme püüdnud seda arutada ka, et tegelikult kogu see see kool ja see hindamine peaks olema ikkagi nagu edasiviiv, et me ei rõhu ainult sellele, mis on valesti, et me ikkagi eelkõige räägime siin, et mis on hästi läinud, kuidas saaks veel paremini minna, et me ei ütle ainult see, et mis on sinu vead, vaid me ütleme, tõstame esile ka seda, mis on hästi ja kus sul on võimalik veel edasi jõuda, et kui sa neid ja neid samme teed, et kuidas edasi jõuda.
aita mind järgi. Siis oli ka üks teema sellega, et kas me peaksime õpetaja valikul nagu arvestama, et kas tal empaatiavõime on ja kas ta inimesena on selline. Ma arvan, et see on tegelikult absoluutselt igas valdkonnas on see küsimus. Meil on ka arstide seas selliseid inimesi, kes ei tohiks iialgi olla arstid. Et igas valdkonnas on ka poliitikute seas, kui sa ikkagi nagu rahva raha varastad, siis sa ei peaks olema poliitikeks. Et igas valdkonnas on selliseid inimesi, kes ei sobi sellesse ametisse. Kindlasti on ka õpetajate seas. Me oleme tulnud läbi madalseisu, kus tõesti võeti vastu kõik, kes õpetajaks tahtsid saada. Täna see enam nii ei ole. Täna me juba saame valida, täna on juba väga korralikud konkursid õpetaja erialale. Et ma usun, et see läheb paremaks ja näiteks uuringud ju ütlevad ka seda, et ühiskond üldiselt hindab õpetaja ametit. See, kes õpetaja ametit ei hinda, on õpetaja ise, kes ei väärtusta seda ametit. Ja kuidas me saame eeldada, et inimene, kes ei väärtusta oma tööd, väärtustaks teist inimest ja tema pingutust. Et see on selline muna ja kana küsimus, aga need on kõik hästi olulised teemad. Ja see mõte ongi, et me ikkagi haridussüsteem muutuks rohkem personaalseks, et ei oleks neid kaste, et igaüks saabki minna seda oma teed ja et see oleks toetatud. Aga see teekond ei ole lihtne. Loodi see idee, et meie klassid on liialt väikesed, et üks klass peaks olema 1000 inimest, aga õpetajaid peaks olema 400 seal. Et siis leida iga inimese need tugevad küljed ja hakata just suunama õigetesse kohtadesse, aga samal ajal ei kaota ära inimeste sotsiaalseid oskusi, näha meeskonnatööd. Praegu on see, et kui me suuname ühe inimese õpetame hästi targaks ära, tal puudub koostöövõime. Ma istun väga tarkade inimestega, kelle ma olen sunnitud ettevõttes lahti laskma, sest nad ei suuda koostööd teha. Me tõesti rääkisime sellest, et see koostööoskus ongi hästi oluline. Et just täpselt seda sama mõtet, et üksinda ei tee, sa võid olla väga tark, aga üksinda tänapäeval asjad teeb ära robot, aga inimene peab tegema koostööd. See on nagu see tuleviku, ka täna, aga ka tulevikus kindlasti see oluline oskus, mida on vaja. Et see on paradoks iseenesest, et natuke individuaalselt, aga samal et me ei tohi minna sellesse, et me ei tohi uputada oma lapsi ära sinna digitaalsesse, personaalsesse rajasse, vaid see personaalne õpirada saab olla ka teiste inimestega koos klassiruumis õpetajale silmast silma vaadates. Küsimus, kommentaar, Tiit, palun. Kas lasteaedadesse ka digiharidus? Ma üldiselt arvan, et enne 3. eluaastat üldse ei peaks seda ekraani nägema õieti. Aga kusjuures ma kohtusin hiljuti Araabia Ühendemiraatide haridusministriga. Nemad on väga huvitatud meie hariduse digiloost ja digitaalsetest arengutest ja siis ma jäin hätta, ta küsis mu käest, et kuidas teil on lood lasteaedadega ja mul oli kohe tegelikult mökk, ma ei osanud õieti midagi öelda. Et ma tean, et seal tõenäoliselt on mingisuguse, et on programmid, näiteks robootikat õpetatakse ka juba lasteaedades, aga see on rohkem lasteaedade nagu enda initsiatiivil tehtud, et ma ikkagi pigem arvan, et ja kui minu isiklik arvamus on see, et ma pigem hoiaks eemale vähemalt alguses kindlasti. Jutud käivad, et üldse see vähk levib, et kirgus on see mobiilikirg. Väga palju on haiglates lapsi, kes on vähjahaiged, et võib-olla see mobiil on sööbi või? Ei tea. Lasteaias koduõppe väga ei lendaks, sellepärast, et üks eesmärk on, et emal-isal on võimalus ennast teostada samal ajal, nii et seepärast ei saaks nagu seda. Aga vanavanemad, näiteks Ülo Vooglaid kirjutab praegu raamatut vanavanematele, et kuidas nemad saaksid oma lapselapsi paremini ja teadlikumalt toetada. Tiit, palun. Ma tahaks ka küsida natukene, et lapsed noorusest on meie elu alus, alates lasteaiast ja siis esimesed 3 klassi. Ja õpetaja on minu arvates kõige tähtsam amet üleüldse. Sealt hakkab kõik pihta, et mul on oma kogemusi palju ja on lapse kogemused positiivsed ja negatiivsed. Kas me ei peaks väärtustama õpetajat nagu kordades rohkem, kas ei peaks sellele tiigrile andma ja laksata vastu tagumikka, et ei magaks ja tõstma nende palgad 2-kordseks, et sinna satuksid kõige parem.
muidu see motivatsioon lasteaedades, kõik lapsed on hurra, ja siis 3. 4. klassis võetakse kott nagu maa ja õppimine kaob. Sama Aareti jutt ka, et on meil üks osa, kes nagu tahavad ja see on üks osa suurem, kus on 5-60%, kes siis nagu ei tea veel, aga nende võetakse motivatsioon ära, et riik ei arvaks, et võiks sinna nagu panustada kordades rohkem. Siis ei peaks ülikoolid väga muretsema, et tegelikult peale pärast siis tuleb ikka kordades rohkem. Paremaid arste ja kõik paremaid arvamusi. Ma kirjutan sellele rasvaselt alla, aga olles nüüd läbinud oma elu esimese riigieelarve arutelu, see on, kuidas ma ütlen, et ütleme nii, et ja peaks võtma kuskilt mujalt ära või? Kõik sellepärast, et sealt tulevad ju, See on huvitav selline arutelu, et kuidas demokraatlikus protsessis, kus valitsus on selline kollegiaalne organ, kus otsuseid ei hääletata, vaid otsustatakse konsensuse põhimõttel ja on erinevate valdkondade ministrid, kes kõik seisavad ainult oma valdkonna eest eelkõige. Ja siis on seda on täiesti võimatu teha. No see oli absoluutselt ebainimlik pingutus, et saada 3% õpetajate selle miinimumpalga tõusu, mis on 12 miljonit. See ongi masendav. Ma olin ka, ma ei hakka kirjeldama, mis seal kõik toimus, aga see ongi masendav. Tegelikult see ongi nagu hirmus. Õpetajad vananevad, peale tuleb, nii palju kui tuleb, ma ei tea, kui pops eriala on, aga ma näen 2 lapse puhul, et tüdrukul oli ülikoolist õpetaja, ma olin väga kahtlev, ülimalt hea oli. Ja siis poja puhul oli üks vanem daam, kes suutis esimese 3 klassiga nagu pooltel klassidel või poole klassiga võtta motivatsiooni ära, et kooli vahetada. See on nii masendav. Aga kas mõlemad said ühepalju palka? Palk ei oleks seda lahendanud, jah. Et ei oleks lahendanud, aga see juba ülikoolist, et see on prestiižne ja hästi tasustatud keskmisest ikkagi kõvasti parem, siis tulevad kaasa kutsutud kõik üks tark. See on see, mille teed on läinud Soome, et kus õpetaja saab korralikku palka, et see amet on ka materiaalselt väärtustatud. Et meil Haridustöötajate Liit ütleb, et õpetaja palk peaks olema vähemalt magistrikraadiga töötaja keskmine palk ja see on 1800. Näiteks Tööandjate Keskliit ütleb, et see peaks olema veel palju suurem. Nemad saavad täpselt samamoodi nagu teie, et see on nii oluline ja suure mõjuga ametikoht. Mis me vaatasime, et see oli 200, selleks, et jõuda 120% Eesti keskmisest palgast, see vajaks 290 miljonit eurot lisaraha. Aastas? Ja, juurde. See, lisaks sellele, mis juba praegu panna õpetajate palka. See on siis, et ta oleks 120% Eesti keskmisest. Meil on olnud, see tempo on olnud niimoodi, et ta on nagu olnud kõrgem kui Eesti keskmine, sealt samm-sammult on läinud edasi. Eelmine aasta õpetajate palk ei kasvanud üldse. See oli nagu poliitiline otsus, et õpetajate palk ei kasva. Nüüd ta kasvab 3%, aga samal ajal Eesti keskmine on ju hoolimata kriisist ju kõvasti kasvanud. Nii et suhtena tegelikult õpetajate palk väheneb suhtena Eesti keskmisesse palka ja see trend on väga õudne. Ja aga nii ongi, täpselt seda juttu ma räägin ka valitsuse istungitel. Nii ongi. Või on ta ilmselt nõnda, kellel on jaksuse, siis ostab lisateenusena selle juhendamise sisse. Ja seda me ei taha. Suur mass lastes igat poolt on seda, et mina sain oma inspiratsiooni, et omeme kojas 30 aastaselt, kõik nii kaua aetada, Vene koolist ka tulnud, mida ajastada, et kui motiveerivad inimesed olid sinu ümber ja kui see läks nagu lahti, et see võiks minna lasteaed, lasteaed on tavaliselt, aga esimene ja teise 3. klass on lasteaiast tulevad nii ja siis hakkab niimoodi iga aastaga. See, kui motiveeritud on üks õpilane 4. klassi või 5. klassi alguseks, ei sõltu ka ainult õpetajast, et võtke siin arvesse ka
lapse arengu eripärad, et 3. klassi lõpuks jõuab lapsele kohale, kurat, see jama ei lõppe siin, see käib veel aastaid. Ja ma pean pingutama. Käima iga päev ja peab pingutama ja pingutus on raske. Ja see raskus juba iseenesest on demotiveeriv. Ja nagu siin enne jutuks oli, inimese huvitavad igasugused erinevad asjad ja tihti see ei ole matemaatika või laadusõpetus, vaid see on hoopis midagi muud. Seal on rohkem tegureid kui see, et õpetaja palk on napp 120% Eesti keskmisest. Et sõltub ka sellest õppijast endast. Muidugi sõltub jah, seda pingutust tehakse, saab teha huvitavaks ja panemaks. Jaa, selle osaga ma olen nõus, aga motivatsioon tuleb siiski inimese sees. Erinevaid koolikordusi näinud siin, lugupeetud minister rääkis ka, et kuidas inglise keeles kokandust õpetati ja rahvusvahelises koolis, kuidas õpetatakse tervet geograafiat, bioloogiast kuni kokanduseni, kui nad teevad šokolaadi lõpuks, aga mis on perus kasvanud. Nad on nii sillas, et kui ta tuli Eesti kooli õppima, tal läks ikka 1,5 aastat. PISA tulemused väga head, aga algus oli väga keeruline. Et see oli juba siis, kui oli 7.-8. Praegu on ta harjunud ja see on nii erinev ja see motivatsioon oli täiesti laest tutvus põrandab. Kurb. Nüüd, jah, kiire küsimus, kommentaar, palun. Minu jaoks kogu selle teemaga hästi juhtus see mentorluse osa, et kui meil nüüd mõnes koolis on mentorid klassijuhatajate tasemel ja oleks hea, kui neid oleks veel klassijuhatajatele veel toeks, siis kas praegu on juba selliseid programme, kus saaks minna noor näiteks abistama kooli just mitte õppejõud või õpilase nagu rollis või mentorluse rollis, et kas sellised võimalused on hetkel või kuidas neid saaks juhta luua? Et näitena, kui keegi on valmis olema mentor, kas ta saab praegu kuskil minna? Meil on Tartu Ülikoolis on mentorite selline koolitusprogramm, eks ole, Liina. Et see on huvitav küsimus, et kas nagu väljaspool, et nagu noor inimene tahaks teist noort inimest toetada. Tundub, et see on selline, või tundub hästi vajalik, või et see aitaks ka olla nagu võib-olla lapsevanemale toeks, et ta saab nagu näha, et võtaks noort parema peale, kui võtaks vana käsina. Siis õppejõud saaks saada need teadmised ja mentor võib-olla neid suhtlusõpet, neid oskusi ja kõike teisi. Keegi, kellega sul on kontakt ja keda sa usaldad ja kellega sa saad nagu suhestuda ja ta ei saa õpetaja rollis võib-olla sellepärast olla, et õpetajal on mingi jõud panna sulle hindeid ja muid asju, et sa ei saa nagu nii avatult rääkida, et see on võib-olla siis mentori koht. Edasi, et kas mina lapsevanemana saaksin minna kuskile kooli ja öelda, et ma tuleks ja nädalas tund 2 võib-olla olekski võib-olla nendele õpilastele võib-olla lihtsalt toeks või aitaks teda selles õppimises või asjas kaasa, kus tal on raskus nii-öelda võib-olla kellegi teise vanema rolli võtta ja olla see tugi sellele õpilase. Kas selleks on vaja ka võib-olla pedagoogilist haridust või saab minna sinna, ma ei taha öelda pikapäeva tädidega või aga just õppimise seisukohast, et paljud me ju teame, et lihtsam on ju see raha visata lapsele, et õppi ära või vaata ise, mis elu sa elad, et seda on väga palju nendes uus arenduspiirkondades. Sa tõid ilusti kindluse kooli välja, minu poeg käib seal, super rahul, aga samas on tütar teises koolis, aga mõnikord ma tunnen, et ma hea meelega läheks nagu rääkima nende laste käest, et tegelikult nad elavad väga palju just seda mänguelu, arvutimänguelu, et hea meelega läheks ise sinna kooli, et mitte õpetaja ei teeks seda õppimist nendega, vaid ma lapsevanema. Aga sa vist ei saaks mentorina olla seal klassi noortele, kus su enda laps käib, see peakski olema selline hästi neutraalne, eks ole, mingi hoopis teine. Need peaks ikka vahetuskaup nagu olema. Ja ühtepidi me kindlasti ju tahame, et koolikeskkonda jõuaksid inimesed, kes oleksid teadlikud, sest et noor inimene on just nagu see käsn, see noor käsn, kes tõmbab väga enda sisse. Me ei taha, et sinna jõuaksid inimesed, kes kuidagi tahtmatult kuidagi kahju võivad teha. Aga see on väga huvitav mõte, et tegelikult see oleneb ka kooli kultuurist, et kui avatud ta sellele kogukonnale on, et minu meelest võiks olla küll ju täitsa selline liikumine, et vabatahtlikud koolis. See on midagi sarnast, mis me nüüd tegime ülikoolidega, kus need
õpetajaõppe üliõpilased käisid reaalselt koolides lastele abiks ja nad tihtipeale olidki just nimelt nagu individuaalsete tundide andjad või sellised individuaalsed toetajad ja ma ütlen, et see sai väga positiivset tagasisidet, et tegelikult tõenäoliselt andis ka sellist värsket verd, hingamist, ta oli noorte jaoks nagu võõras inimene, et tal ei olnud seda ajalugu, mis õpetajatel on iga lapse kohta, et ma tean, ta oli juba enne selline ja tema isa oli juba selline, et mida tegelikult ei tohiks olla sellist suhtumist koolides, aga siiski me ju aeg-ajalt seda näeme, et jah, et selline vabatahtlik liikumine, miks mitte? Ja me teame ju, et meil on ju lapsevanemate seas ju ka kvalifitseeritud inimesi, kes võiksidki seda teha. Ja väga paljud inimesed ju õpivad mentoriks või coachiks. Minul on ka coach on olemas, aga mis tore on täiskasvanuid coachida, aga tegelikult nende peal proovida on palju kihtim ja palju põnevam minu arust. Kindlasti on sul mõttekaaslasi, kes on seda sarnase väljaõppe tegelikult saanud ja oleksid valmis pro bono näiteks tegema mingi aja sellist tööd. Aga kui see oleks väga huvitav, ma ootaks ka tagasisidet, et kui te tõesti võtate kokku näiteks, ma ei tea, 2, 3, 4 inimest, kes oleksid valmis seda tegema ja pakute mõnele koolile. Et meil on siin seltskond, et mis nad ütlevad teile selle peale, et proovige ja andke mulle ka teada, et kuidas teil läks. Ma hea meelega jätkaks seda mõtet, et mina kui personaliinimene ja värbaja hea meelega liituks pundiga just selle karjääri nõustamise või selle suunamisega tuli ka välja, et on kohti nõrgem pool. Et ükskõik mis vanusaste siis on, et sa saad seda lasteaias teha mänguliselt, põhikooli esimeses, teises astmes võib-olla ka veel mänguliselt ja saad liikuda edasi, sest ma igapäevatöös näen ka seda, et käisin koolis, tahan seda värban just kui väga ägeda inimese, kes 3 kuu pärast läheb, ütleb, et tegelikult ma ei tahtnud, ei viitsinud, mul on seal metsas, ma ei tea, midagi muud teha, nagu palju põnevam, aga sa näed, et tegelikult inimesena ta on väga kihvt, kui ta annaks endale võimaluse seda distsipliini ja tööeetikat natukene veel sisse kodeerida, et siis ta jääks, et aga just ka nagu karjääri mõttes tulla vabatahtlikuna oleks endale põnev ja kindlasti väga huvitav. Ja vaat see on nüüd täpselt see, millest me alguses rääkisime, et nii tore on näha seda, et tänapäeva noored inimesed on valmis panustama, kui nad saavad aru, et sellel asjal on mõte, et ma saan aru, et mul on reaalselt võimalus noorte inimest aidata, teda suunata ja ma olen valmis seda vabatahtlikuna tegema, et see on nii kena, mul tuleb nutt kurku selle peale, aga see on tõesti hästi armas. Ja, aitäh. Vaadata võib-olla ringi, et mis sinu piirkonnas on sellised edumeelsemad koolid, et kui sa siin mõningaid nimetatud, et Põlvas innukalt tegutsetakse ja kui Tartus Tera, et siis see võib olla see esimene koht, kuhu kopp. Siuke mõte, mis te arvate sellest mõttest ja siis vaadata, kuidas edasi saab. Väljakutse on kindlasti see, kuidas on see matchmaking nii-öelda käib, et leitakse siis kellega nagu noorega suhestub nii, aga see on siis juba tehniline pool. Aga seda kool üldiselt tunneb oma lapsi ja teab, et kes on valmis ja kes mitte. Aga ma tahtsin öelda selle karjääri mõtte peale, et ma mäletan, mina ise ka, ja see oli ikkagi keskkoolis, ka tehti mingid testid, et millise ameti võiks valida ja mina mäletan, et minu testid näitasid, et ma võiksin olla sotsiaaltöötaja. Ma naersin selle välja, lõpetage ära sotsiaaltöötaja, kes see veel selline on. Et mina olin täiesti kindel, et mina tahan saada ajakirjanikuks ja lähen Tartu Ülikooli ajakirjandust õppima. Seda ma tegin ka tuima järjekindlusega. Aga tegelikult täna saan aru, et täpselt see mu kutsumus tegelikult oligi ja ma lihtsalt ei osanud seda tol hetkel hinnata ja ju ei osatud mulle ka seda nagu serveerida, et mida see tegelikult tähendab, et mis on need isikuomadused, mis selle tulemuseni viisid. See nii ongi ka näiteks mina värbamises, ma värban inimest tehniliselt, me saame talle kõike juurde õpetada nii nagu koolis on ju. Et sul on vaja neid baasoskusi ja siis hakkad sinna tehniliselt peale laduma. Väga hea. Noot läks optimistlikumaks. Ma võtan siin ajaliselt kokku, sest me oleme läinud sellest ajavarust üle, mis Liina lubas meile pühenduda. Aga ma võtan sellise ülevaatena kokku ära, et mulle tundub, et me liigume sinna suunda, kus tehniliselt on aastate pärast võimalik igal õpilasel seda oma teekonda tekitada. Ja mis siin nagu viimases vestluses tuli, no nii, nüüd on see asi paigas, eks ole. Kiideti heaks. Taeva isa kiitis heaks.
nii müüdud. Ja teine aspekt, mis siit elevile ajas inimesi, oli selline vahetu mentorluse kontekst. Võib-olla see on siis see üks märgusõna, mis võiks jääda vabaühendustele kõlama, et kuidas sealt niimoodi Ketsi esimese kooli ukse vahele saada. Ja kui Liina tõi välja, et mis HTM-ile nagu põnevad on need, mis on mingil moel inglise keeli siis valideeritud ehk siis mingil moel katsetatud ja me oleme näinud, et ta on andnud mingit mõju, et katsetada mingit sellist pilooti alustuseks. Ja ma võib-olla annan sellise lõpusõna võimaluse, Liina, niimoodi, et palun sul mõelda korraks, et meil on siin inimesed, kes on ehk potentsiaalse mentori rollis või lapsevanema rollis. Kas midagi selle najal, mis me täna oleme vestelnud, mis on üks mõte, mille tahaksid neile nii-öelda tee peale kaasa anda? Et kui te tunnete, et te tahate panustada, siis ärge jätke seda ainult enda ja oma sõprade teada, vaid päriselt astuge see samm ja pakkuge oma panust. Et seda ma tahaksin panna südamele, et tegelikult ma arvan, ka see on üldine haridusvaldkonna areng, et haridus peabki olema avatud. Et ta ei tohi olla selline kinnine süsteem, kus salaja lastele vastu sõrmi pannakse ja keegi sellest kuskil rääkida ei tohi, et haridussüsteem peab olema avatud, kogukonnale avatud ja nii tugev me olemegi, kui tugevad me selles süsteemis koos oleme. Nii et aitäh teile kaasa mõtlemast, aitäh teile panustamast ja me kindlasti teeme ja hoiame oma haridusmaailma või haridusvaldkonda maailma kõige paremana jätkuvalt. Vinge lubadus. Aitäh, Liina Kersna. Aitäh. Meil on selline pisike